Venemaa kasutab taas oma vanu trikke. Valeväided territooriumi hõivamisest, käitumine nagu nad võidaksid sõda, kuigi tegelikult ebaõnnestuvad igal sammul. Kõik see tuleb nüüd päevavalgele. Ja Konstantinivkas on need trikid täielikult avalikuks tulnud. Venemaa väitis, et on vallutanud selle võtmelinna Donetski piirkonnas. Võib-olla nad isegi tõesti uskusid, et on seda teinud, aga midagi sellist ei juhtunud. Venemaa on sunnitud läbi tegema ühe oma sõja kõige alandavama taganemise, kuna Ukraina on seadnud geniaalse lõksu, mis hävitab sissetungijaid hulgi. 3-liikmelised sõdurigrupid lähevad sisse, aga keegi ei tule välja. Ja see kõik on tänu Ukraina geniaalsusele. Alustame Venemaa valeväidetest. 3. juulil tegi Venemaa kaitseministeerium suure avalduse, et nende väed on vallutanud Konstantinivka linna. Kui see oleks tõsi, oleks see Venemaa jaoks tohutu saavutus. Osa Donetski kindlusvööndist, mille Venemaa peab hävitama, kui ta soovib Donbassi enda kontrolli alla saada. See linn pakuks platvormi tulevasteks rünnakuteks suuremate ja paremini kindlustatud asulate vastu, näiteks Kramatorsk ja Slovjansk. Vene relvajõudude ülemjuhataja Valeri Gerassimov on väidetavalt teatanud Putinile, et linn on langenud ja Venemaa kontrollib seda täielikult. Propaganda on samuti täies hoos. CNN teatab, et Venemaa teadaandega kaasnesid videod ja fotod, mis kõik näitavad Vene sõdureid linna keskuses ja selle ümbruses oma riigi lippu lahti rullimas. See kõlab ju raskesti ümberlükatavana, eks? Aga nagu sageli juhtub, ei rääkinud Venemaa päris tõtt. Võib-olla arvas ta ise ka nii. Venemaa sõjaline juhtimisstruktuur on nii katki, et kogu rõhk on ainult heade uudiste edastamisel Putinile, isegi kui need uudised ei vasta tegelikkusele. Putin istub ilmselt kuskil oma punkris ja arvab, et Konstantinivka on tõesti Venemaa käes. Tegelikult aga, mida Vene sissetungijad, kes olid oma peidukohtadest välja roomanud, et lippudega videoid teha, enne kui nad tagasi sisse roomasid, ei teadnud, oli see, et Ukraina jälgis kõike. Niipea kui Venemaa oma suure avalduse tegi, lükkas Ukraina selle ümber. Ja juuli jooksul oleme näinud, miks see nii oli. Venemaa polnud midagi vallutanud. Selle sõdurid olid meelitatud surmavasse lõksu. Esimene märk sellest, et lõks oli kinni langenud, tuli Ukraina 425. ründepolgult. Skelio nime all tuntud polk edastas 18. juulil Telegrammis otsekohese ja jõhkra sõnumi. Lühikese videotõendiga, mis kinnitas nende väidet, ütles Skelio lihtsalt. Skelio polgu võitlejad viisid Konstantinivkas läbi puhastusoperatsiooni ja heiskasid Ukraina lippu. Linn on Ukraina relvajõudude kontrolli all. Lihtne ja otsekohene. Ja vaid vihje sellele, mis tegelikult juhtus nende Vene sõduritega, kes väitsid, et on selle võtmelise Donetski linna vallutanud. Pärast seda on ilmunud rohkem üksikasju ja enamiku neist võib aimata, kui mõista, millega Skelio tegeleb. See ei ole mingi tavaline rügement. Skelio koosneb Ukraina kõige eliitsematest maaväeüksustest ja nende ülesanne on lihtne. Otsida, hävitada ja liikuda järgmise sissetungijate üksuse juurde. Skelio on puhastajad. Nad ei hõiva positsioone, mida nad ründavad. Selle asemel kõrvaldavad nad sissetungijad ja neid toetab Ukraina jalavägi, mis taas hõivab Skelio poolt puhastatud territooriumi, vabastades selle niimoodi. Kuigi Skelio on eliitüksus, ei ole kõik rügemendi sõdurid eriüksuslased. Tegelikult enamik neist ei ole. Skelio koosneb lahingukogenud ja hästi treenitud ründeväelastest, andekatest jalaväelastest ning isegi sõduritest, kes on lahinguväljal suhteliselt uued, kuid on näidanud üles sobivust ründeoperatsioonideks, millega Skelio tegeleb. Nii see kõik käib. Skelio sõdurid ei torma pimesi ringi lootuses leida Vene infiltraatoreid. Selle asemel järgivad nad lähenemist, mis sarnaneb USA poolt Vietnami sõjas kasutatud leia, fikseeri ja hävita taktikale. Relvad on erinevad, kuid kontseptsioon on sama. Kõigepealt leiab Skelio nad üles. Seda tehakse tavaliselt luuredroonidega, mis antud juhul lendasid üle Konstantinivka, et leida linnas varjuvaid väikeseid Vene sissetungijate gruppe. Kui grupp leitakse, on asi paigas. Aga see ei ole ebaseaduslik kihlvedu. Asi seisneb selles, et saadetakse droonid, et infiltraatorid paigale suruda, nii et iga põgenemiskatse lõppeks kindla surmaga. Mõned Vene sõdurid üritavad siiski põgeneda. Droonid kõrvaldavad nad kiiresti. Teised jäävad paigale, teades, et nad on lõksus ega pääse välja. Siis astub mängu Skelio. Mõnikord hõlmab strateegia lõppfaas võimsate laskemoonade kasutamist, et kõrvaldada Vene sõdurid nende peidukohtades. Teistel juhtudel sisenevad Skelio jalaväelased, keda toetavad droonid, et need sõdurid kõrvaldada või sundida neid alla andma. Kuid kõigil juhtudel on tulemus sama. Väike infiltratsiooniüksus, mida Venemaa üritab esitleda piisavalt suurena, et kontrollida suurt osa linnast, kõrvaldatakse lahingust ja Ukraina liigub sisse, et täielikult tagasi võtta territoorium, mida Venemaa vaevu suutis üldse hoida. See ongi lühidalt öeldes geniaalne hiirelõks, kuhu Ukraina meelitab Venemaa sõdureid ikka ja jälle sisse astuma. Neil sissetungijatel pole tegelikult mingit valikut.
Nende komandörid käsivad neil salaja Konstantinivkasse tungida, tihti valetades, et kui nad on oma positsioonid sisse võtnud, saadetakse neile kohe ka abiväed. Aga abivägesid ei tule kunagi. See ongi selle vale tuum, mida Venemaa üritab maha müüa. See väidab, et omab täieliku kontrolli linna üle, kuigi tegelikult saadab ta sinna vaid väikseid sõdurite üksusi, et nad saaksid lippudega pilte teha, enne kui need sõdurid peitu poevad. Just siis lõks aktiveeritakse. Skeleo jälgib tavaliselt kõike. Niipea kui Vene sõdurid peitu poevad, on nad juba hukule määratud. Hierd on lõksu püütud. Ja kui need sissetungigrupid on vaid 2 sõduri suurused, on tulemus vältimatu. Mõned sõdurid lähevad sisse. Ükski neist ei tule elus välja. Tänu Skelio rügemendi tööle ning jalaväelastele, kes rünnakumeeskondi toetavad, on olukord Konstantinivkas hoopis teistsugune, kui Venemaa väidab. Linna pole vallutatud. Seda pole kunagi vallutatud, kuid see on Venemaa kontrolli alt kaugemal kui viimastel kuudel. 20. juulil, pärast umbes 2 nädalat kestnud kampaaniat, nüüdseks endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski avaldas, et Konstantinivkas on alles vaid 145 Vene sõdurit. Venemaa üritab endiselt linna tungida. Konstantinivka piirkonnas korraldatakse iga päev umbes 20 rünnakut, aga see on linn, kus enne sõda elas 67 000 inimest. Kas keegi tõesti usub, et 145 sõdurit või isegi need paarsada, kelle Venemaa võis varem linnas mugeldada, suudaksid seda kontrollida? Venemaa näib küll nii arvavat, aga niisama lihtsalt on Ukraina Venemaale näidanud, et kontrolli saavutamine pole lihtne, eriti kui võidelda rügemendiga, kes on spetsialiseerunud teatud tüüpi lõksudele, mis on loodud Venemaa infiltreerumistrateegia vastu. Mis tegelikult juhtus Konstantinivkas, oli see, et Venemaal õnnestus saata linna mõned infiltraatorid ja need infiltraatorid on hävitatud. Praegu võib mõnda teist haarata kummaline déjà vu tunne, justkui oleksite seda lugu juba varem kuulnud. Oletegi kuulnud, ainult et eelmisel korral polnud see Konstantinivka. Venemaa proovis peaaegu täpselt sama trikki teha ja nende sõdurid langesid sama lõksu. 2025. aasta lõpus see ei toiminud siis ja ei toimi ka praegu. 2025. aasta novembris väitis Venemaa, et on vallutanud Kupjanski linna, mis on oluline linn Harkivi piirkonnas ja on selle kontrollija jaoks oluline raudteesõlm. Nii nagu Konstantinivka puhul, lükkas Ukraina kiiresti ümber Venemaa väited. Ukraina president Volodõmõr Zelenski läks isegi nii kaugele, et sõitis Kupjanskisse ja tegi seal pilte, et tõestada, et Venemaa valetab. Kuid see ei tähendanud, et Venemaal polnud Kupjanskis ühtegi sõdurit. Jällegi, nagu me just nägime Konstantinivkas, olid sõdurid sisse imbunud. Neid oli umbes 250, teatas Pravda. Nad kõrvaldati sama strateegiaga, mida kasutas Skelio rügement. Detsembri keskpaigaks oli Ukrainal 90% Kupjanskist täielikult kontrolli all. Paralleelid on vaieldamatult. Vene taganeemine oli lõputult alandav. Jällegi oleme õppinud, et kui Venemaa väidab, et on midagi saavutanud, peaks esimene reaktsioon alati olema umbusk. Venemaal on Konstantinivka võitu tõesti väga vaja, täpselt nagu tal oli vaja võitu Kupjanskis. Aga see kõik oli taas üks illusioon, valeväide hõivamisest infiltreerunud üksuste poolt, mis olid nii väikesed, et avastamise korral ei suutnud nad territooriumi kaua hoida. Aga just siin peitubki Venemaa jaoks tõeline probleem. Ukraina Konstantinivka lõks paljastab palju rohkem Venemaa läbikukkumistest selles linnas ja kogu Donetskis, kui Venemaa tahaks tunnistada. Konstantinivka tegelik lugu on aeglasest edenemisest ja tohututest kaotustest. Kõik selleks, et vallutada kindlusvöö kõige vähem tähtis linn. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Nii et siin on see, mida Venemaa üritab Konstantinivkas teha. Lisaks infiltreerumisele, mis ilmselgelt pole toiminud, üritab Venemaa linna vastu läbi viia tankmanöövrit. Selle saavutamiseks on ta koondanud umbes 11 000 sõdurit Konstantinivka-Družkivka taktikalisse piirkonda. Venemaa strateegias pole siin midagi valesti. Tankmanööver on sama vana kui sõda ise. See põhineb lihtsal ideel rünnata sihtmärki 2 küljest, sundides vahele jäänud vägesid oma tähelepanu jagama. Venemaa eesmärk on vallutada Konstantinivka, mis asub Donetski kindlusvööndi lõunatipus, et sealt edasi liikuda ja vallutada ka ülejäänud 3 linna selles vööndis. Tankmanöövri kasutamine tõstab samuti järk-järgult Ukraina jaoks linna kaitsmise hinda, teatab The Independent, sest Konstantinivka kaitsmiseks tuleb sinna suunata üha rohkem vägesid, et takistada Venemaa läbimurre. See kõik on loogiline ja kui tankmanööver korralikult läbi viia, piisaks sellest, et vallutada selline linn nagu Konstantinivka. Sa ilmselt aimad juba, mida me järgmiseks ütleme. Venemaa tankmanööver ei lähe hästi. Tegelikult saavutab Venemaa oma tankmanöövriga edenemistempot, mis on keskmiselt umbes 50 meetrit päevas. Mitte kilomeetrites, vaid meetrites. Sa võiksid tõenäoliselt selle vahemaa läbida, kui kõnniksid oma maja ühest otsast teise. Ja seda haledat edenemistempot süvendab veelgi see, et Venemaa kaotab sõdureid massiliselt.
Nagu New York Times välja toob, kaotab Venemaa nüüd sõdureid vahekorras 8-1 võrreldes Ukraina kaotustega. See suhe on hüppeliselt kasvanud varasema 2 või 3-1 vastu, mis oli suure osa sõjast, näidates, kui ohtlik on Konstantinivka koos ülejäänud kindlusvööndiga. Isegi ohtlikum kui sellised linnad nagu Pokrovsk. Venemaa on nende linnade pärast juba valanud kümnete tuhandete oma sõdurite verd. Otse öeldes, tanke saab sulgeda ainult siis, kui neid moodustavad väed suudavad tegelikult liikuda. Ja see kehtib praegu nende sõdurite kohta, kes üritavad Konstantinivkat ümber piirata. Venemaa edenemistempo on üliaeglane ning nii inim- kui ka rahalised kulud selle katsele linnale läheneda on astronoomilised. Ja selle nägemiseks ei pea me vaatama ainult seda, mis praegu Konstantinivkas toimub. Venemaa on üritanud seda linna vallutada juba aasta aega ning CNN-il on hea ülevaatlik ajajoon, mis näitab meile, kui halvasti see neil läinud on. Tagasi minnes 29. juulisse 2025. Siis just sel kuupäeval Deep State, mis on Ukraina avatud allikaga luureanalüütik, teatas, et Vene sõdurid olid hakanud üritama tungida Konstantinivkasse. Tollal oli linn veel suhteliselt elav, kuigi oli juba märke eesootavast lahingust, mida Ukraina ootas. Tänavaid ääristasid kalavõrgud, mis olid mõeldud droonide vastu kaitsmiseks. Sellegi poolest oli Venemaa jõudnud punkti, kus ta sai alustada rünnakuid. Ja Konstantinivka oli hädaohu äärel. 2025 aasta novembriks olid Vene väed veidi lähemale nihkunud. Kuigi enamik nende edasiliikumistest toimus droonidest kubisevatesse tapatsoonidesse linna äärealade limbudes. Õhurünnakud olid alanud. Venemaa oli hakanud jagama infiltraatoritelt pärit videoid, kes olid jõudnud linna, aga Ukraina hoidis endiselt keskust. Jaanuariks oli Venemaa veidi edasi liikunud ja me nägime tangimanöövri algust, mis siiani püüab kujuneda. See kuu oli Venemaa jaoks nii hea, kui see üldse olla sai, sest riik hakkas juba kogema suuri kaotusi, kuni 35 000 surnut või haavatud kuus. Siiski oli selleks ajaks enamik tsiviilelanikest Konstantinivkast lahkunud. Tagantjärele vaadates näeme, et tõenäoliselt oli see periood, mil Ukraina seadis lõkse, mis poole aasta pärast käiku läheksid. Maiks olid linna sisenemas Vene infiltraatorid, samuti droonid. Seejärel tulid juuli alguses väited linna vallutamisest. Ja me teame, mis on sellest ajast saadik juhtunud. See, mida me siin näeme, on küll edasiliikumise lugu. Aga see edenemine on uskumatult aeglane, arvestades, et tegemist on väga väikese linnaga. CNN ütleb, et Konstantinivka hõlmab vaid 66 ruutkilomeetrit territooriumi. Selle vallutamine peaks olema imelihtne, kui Venemaa väed on nii tugevad, nagu Putin väidab. Siiski on Venemaal kulunud aasta aega, et jõuda sinnamaani, kus ta saab saata linna väikeseid sissetungijate üksusi ja mõningaid droone. Ja Ukraina on nad juba välja tõrjunud. Pangid on vaevu edasi liikunud ja piirkonnad, mida hinnatakse tõelise Vene kontrolli all olevaks, pole kasvanud. Tegelikult, vaadates CNN-i jagatud kaarte 2025 aasta juulist ja 2026 aasta juulist, näeme, et see Venemaa tegeliku kontrolliala on tegelikult vähenenud. Eriti Bahmutist loodes. Teisisõnu, Venemaa kaotab tegelikult territooriumi Konstantinivka ümbruses. 21. juuli. Interfaxi raporti kohaselt vallutasid Ukraina väed eelmisel nädalal tagasi 43,37 ruutkilomeetrit Donetski ja Dnipropetrovski piiril, kusjuures Venemaal õnnestus vallutada vaid 17,33 ruutkilomeetrit. See ei ole see ülekaal, mida Putin tahab näidata. Kõik see räägib hoopis teistsugust lugu kui see, mis Kremlist välja tuleb. Gerassimov väidab, et Konstantinivka on vallutatud. Tegelikult ei ole, sellest on asi kaugel. Sissetungijad on Skalia rügemendi poolt tõrjutud ning Ukraina saavutab tegelikult edu Venemaa vastu. Või vähemalt muudab Venemaa kontrolli all olevad piirkonnad ohtlikeks hallideks tsoonideks. Haare ei saa sulguda, sest see pole kaugeltki täielikult välja kujunenud. Ja nüüd hakkab Venemaa muutuma meeleheitlikuks. Nagu paljastab Euromaidan Press, väidab Ukraina desinformatsioonitõrjekeskuse juht Andrei Kovalenko, et Putin võib olla sunnitud sel sügisel mobiliseerima kuni 500 000 venelast, riskides tohutu vastureaktsiooni ja võib olla ka sõjast väsinud Vene elanikkonna ülestõusuga. Kõik selleks, et Venemaa saaks täita üha laienevaid lünki oma rindest Ukraina idaosas. Need mobiliseeritud väed saadetaks tõenäoliselt lahingusse 2 nädala jooksul pärast mobiliseerimiskutse saamist, lisab Kovalenko, mis näitab nii Putini meeleheidet saada rohkem liha rindele. Ja tema ning tema komandöri võimetust välja mõelda muud strateegiat peale selle, et saata probleemi lahendama lihtsalt rohkem inimesi. Kui see mobilisatsioon toimub, võib Konstantinivka langeda, kuid Putini jaoks kodumaal oleks selle hind tohutu. Ta on suurema osa Ukraina sõjast mobilisatsiooni vältinud mõjuval põhjusel. Tema rahvas ei taha seda, eriti pärast nii paljusid kaotusi juba. Tuume jutu tagasi Konstantinivkasse ja põhiloole. Kokkuvõtteks. Venemaa väitis, et on linna vallutanud. Tegelikult polnud see nii. Ukraina seadis üles meisterliku lõksu ja need sissetungijad, kelle kohta Venemaa väitis, et nad on Konstantinivka vallutanud, on praktiliselt likvideeritud. Venemaa on terve aasta püüdnud seda ühte linna vallutada, kuid pole sellele ikka veel lähedalgi.
miks see kõik oluline on? Noh, Putinil puudub alustuseks igasugune mõjuvõim. Just sellepärast need kõik valed väited üldse levivadki. Kas Putin usub oma kindraleid, kui nad ütlevad talle, et Venemaa on linnad vallutanud? Või on ta ise selles mängus osaline? Sellised valed väited on kõik selleks, et Venemaa paistaks tugevamana, kui ta tegelikult on. Putin vajab seda kahel põhjusel. Esiteks peab ta oma rahvale näitama, et Venemaa on endiselt see sõjaline jõud, kelle nad on alati väitnud end olevat. Ja parim viis seda teha on levitada väiteid, et Venemaa vallutab Ukraina linnu. Teiseks hoiab Putin silma peal rahuläbirääkimistel. Ta ei taha nendega tegelikult tegeleda, aga kui ta seda teeb, siis just siis, kui uudistes räägitakse Venemaa territooriumi hõivamisest. Isegi siis, kui need väited mõne päeva pärast ümber lükatakse. Putin teab, et tal hakkab rahuläbirääkimiste venitamisega aeg otsa saama. Ja tal on vaja mingitki võitu, ükskõik millist, mida ta saaks kasutada oma väite toetuseks, et Ukraina peaks Donbassi Venemaale loovutama, et rahu saavutada. See väide ei saa niipea tõeks. Konstantinivka pidi olema Venemaa jaoks suur võit, strateegiliselt oluline võit, mis oleks olnud esimene tõeliselt märkimisväärne edasiliikumine, mille Venemaa on viimastel kuudel saavutanud. Kevad- ja suverünnak pidid selleks ajaks olema palju kaugemale jõudnud. Kui Venemaa seda planeeris, oli eesmärk selle rünnakuga hävitada kogu kindluste vöönd. Aga selle rünnakuga pole seni midagi operatiivselt olulist saavutatud. Sõjauuringute instituut ehk ISVBLGRE teatas 1. juulil. Venemaa esitas oma Konstantinivka väite 2 päeva hiljem, justkui vastusena, ja me nägime, kuidas see lõpuks välja kukkus. Praegu on Venemaa edasiliikumise tempo Donetskis nii aeglane, et ISV pole isegi kindel, millal see piirkond võiks Venemaa kontrolli alla langeda. See võib võtta lugematul hulgal aastaid, eriti kui Venemaal on nii palju raskusi kindluste vöö kõige nõrgema linnaga ja Ukraina vasturünnakutega, mille tõttu Venemaa kaotab varem hoitud alasid. Mis puudutab Konstantinivkat, siis lahing linna pärast jätkub. Praegu tundub ebatõenäoline, et Venemaa suudab 2026 aasta lõpuks linna täielikult enda kontrolli alla saada. Venemaa peab selle kontrolli kohta endiselt valetama, isegi ajal, mil tema väed on sunnitud alandavale taganemisele. Ja kui Ukraina muutub tugevamaks, ühendades oma kindlustused vasturünnakute ja droonilöökidega, mis sihivad Vene tagalat Donetskis, on raske näha, kuidas Venemaa saaks lähiajal mingeid tõsiseid samme astuda. 2014 aastal haaras Venemaa president Vladimir Putin kontrolli Krimmi poolsaare üle. Ta saatis piirkonda väikese armee raskelt relvastatud eriüksuslasi, kes asusid blokeerima Ukraina sõjaväebaase ja asendasid piirkondliku valitsuse uue Putinit toetavate marionettidega. See oli dramaatiline, see oli ebaseaduslik, kuid see oli tõhus. Ukraina ja kogu ülejäänud maailm tabati ootamatult ning operatsioon oli nii kiire, et tõsisemaks diplomaatiliseks või sõjaliseks vastuseks ei jäänud peaaegu üldse aega. Putini jaoks missioon oli tohutu edu. Unistuse täitumine. Kuid kui liikuda ajas veidi üle 10 aasta edasi, hakkab see unistus muutuma õudusunenäoks. Kasutades maksimaalselt ära oma laienevat relvastust ja lahinguvälja hoogu, sihivad Ukraina väed poolsaart aktiivsemalt ja tugevamalt kui kunagi varem. Nad ei püüa seda vabastada ega tagasi vallutada, vaid hoopis isoleerida, muutes selle vaenlase jaoks järjest kulukamaks ja raskemaks okupeerida. Selle strateegia mõju ja selle taga oleva loogika mõistmiseks peame tagasi minema 2014. aasta märtsi. Vladimir Putini Krimmi annekteerimine toimus tõrgeteta. Tal õnnestus laiali saata piirkonna parlament ja ametisse panna uued juhid, kes olid talle lojaalsed. Ja isegi korraldada täiesti ebaseaduslik ja õigustühine referendum, kus väidetavalt lausa 96,77% valijatest otsustas Ukrainast lahkuda ja liituda Venemaa Föderatsiooniga. Järgnenud päevadel Vladimir Putin allkirjastas Krimmi vabariigi Venemaaga liitumise lepingu, millega annekteerimine ametlikult kinnitati. Kuid siis seisis Putin silmitsi uue probleemiga, mis oli seotud Krimmi ainulaadse geograafiaga. Kuna Krimm on poolsaar, sinna ei ole just kõige lihtsam ligi pääseda. 2014. aastal ainus viis sinna maad mööda Venemaalt pääseda oli ületada rahvusvaheline piir Ukrainaga ning läbida mitu Ukraina piirkonda – Donetski, Zaporižja ja Hersoni oblast, enne kui Krimmi põhjaosast sisse pääses. Teised võimalused olid lennata või merd mööda sõita, kusjuures parvlaevad sõitsid üle Kertši väina. See on suhteliselt kitsas veetee, mis ühendab Musta merd ja Aasovi merd. Krimm jääb läände ja Venemaa Krasnodari kraita. Enne annekteerimist oli Krimm täielikult sõltuv mandri Ukrainast oma elutähtsate kütuse, toidu, vee, elektri ja tsiviilkaupade varustamisel. Pärast annekteerimist Venemaa ülesandeks sai nende samade ressursside tarnimine, kuid ainult parvlaevaga polnud see eriti tõhus. Putin soovis samuti julgustada üha rohkem venelasi Krimmi kolima, ostma seal maju, alustama ettevõtteid või veetma puhkust kogu poolsaarel.
selle kõige jaoks oli tal vaja muuta ligipääs lihtsamaks. Seega andis ta käsu ehitada Kertši väina sild, mida tuntakse ka Krimmi sillana. See on tõeline kaasaegse insenerikunsti ime. 19 kilomeetri ehk 12 miili pikkuse silla ehitamist alustati 2016. aasta veebruaris ning avati autodele ja teistele sõidukitele 2018 aastal. Silla raudteelõik avati aasta hiljem. Varsti ületasid seda silda 10 000 sõidukid. Euroopa pikimat silda iga päev. See parandas oluliselt Venemaa võimet toetada poolsaare logistikat, transportida vägesid ja sõjaväetehnikat üle Kertši väina ja hõlbustada turismivoogu piirkonda. Kuid ajalugu on tõestanud, et Putin ei ole mees, kes lihtsalt lepib olemasolevaga. Teda juhib vaid lakkamatu võimuiha. Ta tahab alati rohkem. Nii et 2022 aastal ta andis käsu täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse, sihtides kogu Ukrainat, kuid eriti 4 konkreetset piirkonda: Luhansk, Donetsk, Zaporižja ja Herson. Vene presidendi otsuse taga oli mitu põhjust, kuid üks tema tähtsamaid eesmärke oli kindlustada kontroll suure maismaa koridori üle, mis ühendab Venemaa mandriosa Krimmi poolsaarega. Kontrollides Donetskit, Zaporižjat ja Hersonit oleks Venemaal täiesti uus 5 piirkonda jõudmiseks. Oluline maismaa tee vägede ja varustuse transportimiseks, koos täieliku kontrolliga Aasovi merd ümbritseva rannikuala üle. Ja nii see juhtuski. Sõjavarajases staadiumis keskendasid Vene väed suure osa oma jõupingutustest tee rajamisele Krimmi suunas. Nad piirasid 3 kuud suurimat linna, mis nende teele jäi, Mariupolit. Ja juba 2022. Aasta mai keskpaigaks, vaid mõned nädalad pärast sissetungi algust, oli maismaa koridor suures osas puhastatud. Venemaa kasutas ära ka oma kontrolli Krimmi üle, et suunata vägesid lõunast Hersonisse, mis hõlbustas paljude väikeste linnade ja asulate varajast vallutamist. Mida rohkem maad nad vallutasid, seda suuremaks muutus nende puhvertsoon poolsaare ümber ja seda võimatum tundus, et Ukraina suudaks kunagi Krimmi tagasi saada. Tundus, et see piirkond on igaveseks kadunud. Ja seda mõistis ka Putin. 2024 aasta märtsis annekteerimise 10. aastapäeva tähistaval üritusel väljendas president rõõmu selle üle, et poolsaar oli naasnud oma kodusadamasse. Lisades, et see piirkond koos teiste okupeeritud Ukraina aladega jääb põlvest põlve käsikäes ülejäänud Venemaaga. Tol ajal, kuigi Ukraina oli suutnud korraldada mõningaid rünnakuid Krimmi ja selle ümbruses, sealhulgas mitu rünnakut Kertši sillale, näis, et Putinil oli õigus. Kuid kui liikuda kiiresti edasi, 2026 aasta suvesse on Venemaa kontroll Krimmi üle märkimisväärselt vähenenud, tänu Ukraina pidevale kampaaniale, mis sihib piirkonna kaitset, logistikat ja varustusteid. Võib öelda, et see kampaania on kestnud alates 2022 aastast, kus Ukraina on korraldanud juhuslikke rünnakuid sihtmärkidele nagu Krimmi lennubaasid, sadamad ja kaitserajatised alati, kui selleks võimalus avanes. Aga tõeliselt on selle tõhusus ja intensiivsus kasvanud. 2026 aastal Kiievi väed planeerivad ja viivad nüüd ellu lakkamatuid rünnakuid teedele, sildadele ja taristule ja sõjalistele rajatistele. Need on põhjustanud ulatuslikke elektri- ja veekatkestusi, katkestanud varustusteed ning viinud kogu poolsaare enneolematusse kaosesse, kus paanikas turistid ja Vene elanikud seisavad järjekorras, et piirkonnast põgeneda. Kõik see taandub Ukraina võimele õppida oma vigadest, kohandada oma strateegiat ja kohaneda erakordselt hästi konflikti muutuvate tingimustega. Näiteks 2023 aastal korraldas riik ulatusliku vastupealetungi, tõrjudes tagasi sissetungivaid vägesid eesmärgiga tagasi vallutada Venemaale kaotatud alasid ja mis veelgi olulisem, läbi lõigata maismaa koridor Krimmi. Vaatamata Ukraina parimatele pingutustele ja mõningasele edule teatud piirkondades ei saavutatud seda üliolulist eesmärki. Ukraina väed ei suutnud lihtsalt Venemaa tohutu inimjõu ja varustuse ülekaaluga võistelda. Kremlile alluvad väed teadsid, et nende vaenlane valmistub vasturünnakuks. Seega rajati sügavad ja tihedad kaitseliinid, mis olid mõeldud aitama neil säilitada kontrolli okupeeritud piirkondade üle. Nad paigaldasid miiniväljad, kaevasid tankitõrjekraave ja paigutasid suurtükimeeskonnad võtmekohtadesse, mis võimaldas neil peatada paljud Ukraina mehhaniseeritud rünnakud enne, kui need suutsid tagasi vallutada suuri alasid kaotatud territooriumist. Kuna Ukraina armee oli väiksem, pidi ta oma jõud jagama erinevatele suundadele, mis tegi Venemaal tõenäoliselt lihtsamaks pealetungi nurjamise. Kui tolm oli lõpuks vaibunud, oli Ukraina 6 kuu jooksul suutnud tagasi vallutada vaid mõned külad ja asulad, kuid selle käigus kaotas ta palju sõdureid ja varustust. Ukraina sai valusalt teada, et otsene frontaalrünnak maismaa koridori vastu ei toimi.
Vene kaitseliinid olid lihtsalt liiga sügavad ja tihedad, et neist läbi murda. Aga siin tulebki mängu Ukraina taktikaline paindlikkus. Selle väejuhid mõistsid, et nad ei pruugi suuta neist kaitseliinidest läbi murda, kuid nad võivad neist üle minna. Selleks oli vaja vaid õigeid tööriistu. See võttis aega, aga riigi kaitsesektor vastas väljakutsele, arendades suuremaid, paremaid ja targemaid droone ning kaugmaarakette, tuues aegamisi, kuid kindlalt üha rohkem Krimmi sihtmärke ulatusse. Ukraina jätkas ka Vene varade hävitamist kogu piirkonnas, nagu radarid ja õhutõrjesüsteemid, et kui lõpuks saabub aeg intensiivsemaks õhurünnakuks, oleks Venemaal raskusi enda kaitsmisega. Aastaks 2026 olid kõik vajalikud tingimused täidetud ja olukord oli küps. Venemaa edasiliikumine oli aeglustunud teosammule. Ukraina väed hoidsid edukalt rindejoont kõige olulisemates kohtades ning Kiievil olid lõpuks olemas vajalikud ressursid, nagu riigi endine kaitseminister Mihhail Fedorov ütles, muuta Krimm saareks. Aga enne kui me räägime, mis edasi juhtus, selgitame, miks me seda sõjasaadet teeme. Et näidata, kuidas jõud tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. 2026 aasta mais tegi Kiiev oma käigu. Alguse sai kiire keskmaa droonirünnakute laine, mille sihtmärkideks olid teed, raudteetransport, sillad, parvlaevad ja õhutõrje. Nii Krimmis endas kui ka okupeeritud aladel, mis moodustasid maismaa koridori Venemaaga. Sellega katkestati varustusliinid, mis olid piirkonda nii kaua toitnud. Varasemad rünnakud Kertši sillale olid selle juba muutnud Vene sõjaväe jaoks riskantseks valikuks. Kuid Kreml suutis siiski jätkuvalt suunata vägesid, kütust, toitu ja muud poolsaarele parvlaevade ja maanteede kaudu. Need rünnakud on kõik need võimalused tühistanud. Kertši väina ületavad raudteeparvlaevad muudeti üksteise järel kasutuskõlbmatuks. Teed, mis olid varem olnud sõjaväekonvoide jaoks suhteliselt turvalised, sattusid äkitselt Kiievi droonide kontrolli alla. Mitte kusagil polnud enam turvaline, ükski marsruut polnud enam kasutatav. Ühendused katkestati ja mõju hakkas peagi kogu Krimmis tunda andma. Mõne päeva jooksul pärast Ukraina kampaania algust hakkasid ilmuma teated paanikast, mis levis üle poolsaare, kui kütuse ja energiavoog hakkas kokku kuivama. Seejärel tõstis Ukraina panuseid veelgi. Kogu juunikuu jooksul intensiivistas Ukraina oma rünnakuid ja laiendas sihtmärkide ringi, hõlmates lisaks elektrialajaamu, kütuselaod, logistikakeskused ja kriitilist taristut. See mõjutas mitte ainult Venemaa sõjalist kohalolekut poolsaarel, vaid ka paljusid turiste, puhkajaid ja kinnisvara omanikke selles piirkonnas. Mais viis Ukraina Krimmis läbi 22 kinnitatud rünnakut. Ainuüksi ühel juunikuu viimasel nädalal rünnakute koguarv oli 55. Ja need olid ühed suurimad ja laastavamad rünnakud, mida piirkond kunagi näinud on. Sest Ukraina ei tuginenud ainult droonidele, vaid kasutas ka oma kodumaal toodetud Flamingo tiibrakette, sihtides kolonne, mis tegutsesid maismaa koridoris, ning Venemaa mereväesadamate pihta nii Mustal merel kui ka Aasovi merel. Selle tulemusena on algsest paanikast saanud kogu piirkonda hõlmav eriolukord. Tõepoolest, 26. juunil kohalikud Kremli määratud Krimmi võimud kuulutasid ametlikult kogu piirkonnas välja tähtajatu eriolukorra. Neil ei jäänud muud üle, kui ajutiselt sulgeda Kertši sild ja arvukad rongid Venemaa linnadesse on samuti tühistatud drooni- ja raketirünnakute ohu tõttu. See on äärmiselt halb uudis tuhandetele venelastele, kes üritavad aktiivselt piirkonnast põgeneda. Tõepoolest, 26. juunil sõltumatu Vene telegrammi kanal Astra jagas pilte ja teateid hämmastavast 15 kilomeetrisest 9,3 miili pikkusest autode järjekorrast, mis moodustus Kertši väina silla suunas. Kuna lugematud kohalikud otsustasid poolsaarelt evakueeruda, on ka turismisektor saanud tugeva löögi. Krimm on ajalooliselt olnud venelaste seas populaarne puhkusepaik. Paljud tulevad kaugelt ja lähedalt, et nautida piirkonna kauneid randu, rannikulinnu, uhkeid mereäärseid kuurorte ja meeldivat suveilma. 2026. aasta suvi ei too aga kindlasti tavapäraseid rahvamasse sellesse maailmussa. Vene reisikorraldajate, hotellide ja külaliste majade omanike aruanded näitavad kõik sama trendid. Broneeringuid on vähem ja tühistamised on laes. Üks reisiportaal teatas koguni, et juuniks oli tühistamismäär lausa 80% ning juulis ja augustis 50%. Populaarsetes hotellides, mis tavaliselt kihavad elust, on rekordiliselt madal täituvus. Lühidalt öeldes saavad vene inimesed üsna selgelt aru, et Krimm ei ole meeldiv ega turvaline koht, kus olla. Need, kes plaanivad sinna minna, otsivad alternatiivseid võimalusi, samal ajal kui need, kes juba seal on, teevad kõik endast oleneva, et sealt välja saada. Mõned tegid seda omal algatusel, nähes, kui halvaks olukord muutumas on.
Teised aga võtsid kuulda ametlike isikute nagu Fjodorom hoiatusi, kes hoiatasid venelaste jaoks väga ootamatute tagajärgede eest ja ütlesid ühemõtteliselt, et Krimmis algab põrgu. Refat Tšuburov, krimmitatarlaste rahva kõrgeima täitevorgani Medžlise esimees, kutsus samuti okupeeritud poolsaarel viibivaid Vene kodanikke üles lahkuma, kuni veel võimalik. Sotsiaalmeedias jagatud videopöördumises Tšuburov ütles, et Ukraina rünnakud poolsaarele muutuvad siit edasi ainult veelgi intensiivsemaks. Soovin eraldi pöörduda veel ühe osa Krimmi praeguse elanikkonna poole. Nimelt nende poole, kes asusid poolsaarele pärast 2014. aasta 27. veebruari. Teie viibimine okupeeritud Krimmis võltsitud Vene kinnisvara dokumentidega on ebaseaduslik nii Ukraina riigisisese õiguse kui ka rahvusvahelise õiguse järgi. Nüüd, nagu te ise näete, Krimmist on lõpuks saanud rindepiirkond ja selle vabastamine Vene okupatsioonivägedest on vältimatu. Tšuburov ütles veel, et kõik, kes soovivad vältimatut karistust vältida, peaksid kohe lahkuma või peavad tagajärgedega silmitsi seisma. Iga päev, mil Kertši sild on meil töökorras, on teie võimalus Krimmist turvaliselt ja vabatahtlikult lahkuda. Varsti sellist võimalust enam ei ole. Ärge oodake, kuni Kertši sild on hävitatud ja maismaakoridor lõplikult ära lõigatud. Vene ametnikud ei suuda samal ajal enam kriisi ulatust varjata. Üllatava ja pretsedenditu sammuna piirkonna juht Sergei Aksionov tegi otsuse piirata kütusemüüki ainult sõjaväesõidukitele, päästeteenistustele ja riigiasutustele. See oli vaid viimane areng kütusekriisis, mis on piirkonda haaranud juba mitu kuud. Selle kriisi varasemas faasis Krimmi autoomanikud pidid sageli sõitma üle Kertši silla, et osta kütust Krasnodari kraist. Kusjuures mõned täitsid isegi kütusekanistreid ja müüsid neid kodus 2 või 3 korda kallimalt edasi. See strateegia ei ole enam elujõuline. Pärast seda, kui Ukraina ründas 28. juunil Krasnodari naftatöötlemistehast, sattus Lõuna-Venemaa veelgi sügavamasse kütusekriisi. Kuna kütust on vähe, kohalikud tanklad on hakanud keelduma teenindamast Krimmi numbrimärkidega autosid. See on viinud vaidluste ja isegi kaklusteni nimetatud tanklates ning piirkondlikud võimud on sunnitud rahu tagamiseks appi kutsuma relvastatud politsei. Selle otsese tagajärjena on paljud inimesed Krimmis lõksus. Nad ei saa kütust, mida neil on lahkumiseks vaja, ja nende elu muutub päev-päevalt aina raskemaks. Alates juunikuu rünnakutest on piirkonda tabanud korduvad elektrikatkestused, mille tõttu on lugematud kodud ja ettevõtted jäänud elektrita. Vee- ja toidupuudus muutub samuti üha tõsisemaks, kuna niinimetatud Vene Riviera kaotab kogu oma võlu, muutudes puhkajate paradiisist sõjast räsitud lahingutandriks. Õhuhäire sireenid kõlavad regulaarselt, millele järgneb üha tuttavamaks muutub lavatuste mürin ja pauk, enne kui tuli ja suits täidavad taeva. Paljud krimlased on hakanud sotsiaalmeediasse jagades postitusi ja videoid, mis kirjeldavad nende meeleheidet, kusjuures mõned kutsuvad Putinit ennast olukorda kontrolli alla võtma. Näiteks üks noor naine ütles 5. juulil postitatud videos: Ma pöördun Moskva ja Putini poole Krimmi rahva nimel. Te lubasite meile turvalisust ja normaalset elu, aga tegelikkuses on tühjad bensiinijaamad, hirm, kontrollpunktid, pikad järjekorrad ja täielik ebakindlus. Televisioonis öeldakse, et kõik on kontrolli all, aga kui Krimm on ellujäämisrežiimis, siis ei ole asjad enam kontrolli all. Miks te olete meid hüljanud? Need tunded kajastuvad kogu piirkonna elanikkonnas, kuid Moskva ei võta neid appihüüdeid kuulda. Teed saavad otsa ja Kertši sillale ei saa loota. Kreml on püüdnud hoida varustust Krimmi suunas liikumas mere kaudu, kasutades oma varilaevastiku tankereid. Ka see lõppes läbikukkumisega. 6. juuli ööl sõitis 8 väikest tankerlaeva, igaüks 7000 tonni bensiinipardal üle Aasovi mere Krimmi poole, kui Ukraina droonid need tabasid ja hävitasid. See on selge sõnum Kiievist, et ükski tee poolsaarele ei ole turvaline. Kõiki jälgitakse. Droonid ja raketid on valmis tulistama iga sihtmärgi pihta, mis julgeb sellele teekonnale asuda. Sellest operatsiooni esimesest päevast alates on Ukraina missioon olnud selge. Nagu CNN-i ajakirjanik Nick Payton Walsh ütleb, kavatseb riik muuta Krimmi elamiseks raskeks. Kohaks, kus pole turismi, gaasi, elektrit, taskukohast toitu ega maismaaühendus sinna. Selle tulemusena näib see niigi raske paik Kremlile üha vähem seda hinda väärt, et seda enda käes hoida. Ta märgib edasi, et Ukraina kavatseb muuta Krimmi Putini kroonipärlist Ukraina jaoks survevahendiks, võib-olla tulevaste rahuläbirääkimiste käigus, või isegi kahjustavaks pinnuks Putini küljel, kui ta püüab toime tulla kasvava rahulolematusega oma sõja suhtes. Seni on Ukraina kõigis neis valdkondades edu saavutanud.
kui Putin 2014 aastal Krimmi hõivas, ta arvas, et on vallutanud hindamatu maatüki, kuldse särava aarde, mida ta saab oma rahvale näidata. Maalilise poolsaare, mis on täis luksuslikke kuurorte, mida venelased naudiksid ja mille eest nad teda aastakümneid tänaksid. Aastal 2026 sellest aardest on saanud põrguauk, paanikat, hirmu ja kaost täispaik ning ideaalne sümbol Putini katastroofilisest allakäigust. Venemaa Su-35. Piloot arvas, et ta polnud mingis ohus, piisavalt kaugel rindest, et mitte kokku puutuda Ukraina õhutõrjega, või vähemalt nii ta arvas. See piloot tundis, et võib lennata karistamatult. Ukraina ei kavatse midagi teha. Isegi parimad Ukraina lennukid ei suuda üle elada õhulahingut Su-35-ga. Kõik sujus hästi. Kuni hetkeni, mil Ukraina F-16D alandasid geniaalse käiguga Venemaa kõige surmavama hävitaja, mida nad regulaarselt kasutavad. See jääb ajalukku. Ukraina F-16. Piloodid leidsid just täiesti uue viisi domineerimiseks. Ja üks õnnetu, Su-35 piloot oli esimene, kes teada sai, kuidas see käib. Mitte et saaksid seda teada esialgsetest teadetest juhtunu kohta. Ukraina ise oli esimene, kes avalikustas, et Su-35 lasti alla. 8. juuli Telegrami postituses teatas Ukraina õhuvägi, et idasuunal lasti alla Su-35 ning võit oli kinnitatud. Peagi kinnitasid sündmuskohalt tehtud fotod Ukraina väidet, näidates maapinnal Vene hävituslennuki rususid. Muidugi on Venemaa ka varem Su-35 lennukeid kaotanud. 2025 aasta juuniks oli visuaalselt kinnitatud hävitatud Su-35 lennukite arv oli 8, kuid seekord oli midagi teisiti. Enamik Su-35 lennukeid, mille Venemaa seni on kaotanud, on langenud droonirünnakute ohvriks. Siiski, 8. juuli juhtumi puhul langes Venemaa tipphävitaja väidetavalt lennuki ohvriks, mis ei peaks suutma temaga üks-ühele õhulahingus võidelda. Ukraina F-16. Ei läinud kaua pärast Ukraina õhujõudude teadet, kui Sukomaimuse YouTube'i kanal avaldas juhtunu analüüsi. Ja 8. juuli videos teatas Sukomaimus, et Venemaa Su-35 lasti õhk-õhk-duellis alla. See polnud droon, mis hiilis ligi ja hävitas hävituslennuki. See polnud ka Ukraina õhutõrje, mis tulistas raketi, millest U-35 piloot ei suutnud pääseda. Toimus õhulahing, kus vähemalt üks Ukraina F-16 läks vastamisi Vene Su-35-ga. Selles loos on üks ootamatu pööre ja me andsime teile juba väikese vihje. Jääge meiega ja me avaldame kõik. Täiendav kinnitus Venemaa Su-35 kaotuse kohta on tulnud Venemaalt endalt, mitte muidugi Kaitseministeeriumilt ega Kremlilt. Kumbki neist ei taha avalikult tunnistada, et Venemaa kaotas just Su-35 lennuki õhulahingus, mille võitmiseks see lennuk on mõeldud. Kinnituse annab hoopis sõjaväekommentaator nimega Oleksei Zemtsov, kes on Venemaa sõjablogija. Zemtsov kinnitas, et rusud, mida me varem jagatud videos nägime, olid tõepoolest Su-35 omad. Ja ta lisas veel, et piloot olevat väidetavalt Ukraina rünnaku üle elanud ning suutnud kuidagi tagasi Venemaa poolt okupeeritud alale roomata. Kui tõene see väide on, jääb veel näha, kuid ainus asi, mida me esialgse teate ajal kindlalt teadsime, oli see, et üks Su-35 oli alla kukkunud. Kuidas see juhtus peale kinnituse, et F-16 oli seotud, oli endiselt väga ebaselge. See ei pidanud Venemaaga juhtuma, aga siis on Venemaa õhujõudude täielik ebaõnnestumine oma tahte peale surumisel Ukrainale olnud ilmne juba sõja algusest peale. 10. juuli. Seisuga on Venemaa kaotanud Ukrainale 437 lennukit ja 353 kopterit, millest paljud hävitati juba sissetungi esimestel nädalatel. Kui Venemaa oli piisavalt ülbe, et uskuda, et Ukrainal pole õhutõrjet, mis suudaks neid peatada. See osutus peagi valeks ning suurema osa sõjast on Venemaa pidanud kasutama strateegiat, kus ta hoiab oma lennukeid rindes tagapool, kust nad saavad turvalisest kaugusest Ukraina pihta rakette välja lasta ja liukpomme heita. See strateegia pole takistanud Ukrainat võite saavutamast. 26. juunil kaotas Venemaa ühe oma MiG-29 hävituslennukitest Ukraina rünnaku tõttu Krimmi Belbeki lennuväljal. Venemaal hakkavad ka Su-35 varud otsa saama. Mainisime varem, et enne Ukraina viimast allatulistamist oli kinnitatud, et vähemalt 8 neist on hävitatud. Selle lennuki viimane teadaolev tarnimine Venemaa sõjaväele toimus 2025 aasta novembris ning tundub, et see oli partii, mis koosnes 15–18 lennukist. Aasta varem sai Venemaa veel 15 Su-35 lennukit. On raske öelda, kas neid tuleb veel juurde, kuid Ukraina on varusid vähendanud. Nüüd on veel üks Su-35 alla tulistatud. Ja nagu Venemaa üldine ebaõnnestumine oma ülekaaluka õhuvõimu kasutamisel Ukrainas ei pidanud ka selle Su-35 kaotus õhus F-16 vastu juhtuma. Oletame korraks, et see oli see üks-ühele õhuvõitlus, millest algselt teatati. Sellises olukorras ja eeldades, et Ukraina ja Venemaa pilootide pädevus on võrdne,
Su-35 peaks sellest olukorrast võitjana väljuma. ajakirjal Popular Mechanics on need numbrid olemas. Kuigi nii F-16 kui ka Su-35 on 4. põlvkonna hävituslennukid, on viimane neist moodsam, kuna tegi debüüdi 2016. aastal. F-16 on lennukikere, mis pärineb juba 70ndatest. Mõlemal on võrreldav tippkiirus, umbes Mach 2 kõrgusel. Kuid suurim erinevus ja see, mis peaks Su-35 piloodi jaoks võidu tooma, on lahinguraadius. F-16 lahinguraadius on umbes 925 kilomeetrit. Su-35 lahinguraadius on peaaegu 1600 kilomeetrit. See annab Su-35 piloodile rohkem manööverdamisruumi positsiooni võtmiseks, eeldades, et nende lennuki pardal olevad radarid ja andurid tuvastavad F-16 piisavalt vara. Aga asi ei piirdu ainult sellega. Strassam lisab, et Su-35 on tüüside liikumise osas paindlikum kui F-16. Mõlemad. Su-35 tüüsid saavad liikuda 360 kraadi, kusjuures kumbki liigub erinevatel telgedel. See tähendab, et Su-35 suudab sooritada kobra manöövri, mille käigus ta sisuliselt hõljub õhus paigal. F-16 ei suuda seda teha. Õhulahingus, kus läänelennuk üritab Su-35 taga ajada, võimaldab see nutikas manööver Vene hävitajal peatuda, mis võib viia selleni, et F-16 lendab temast lihtsalt mööda, andes Su-35 piloodile eelise. See kõik ei tähenda tingimata, et F-16 ei suudaks Su-35 üle mängida. Siiski peaks F-16 lootma EUX-i toele, et saada juba varakult aimu, kus Su-35 asub. Samuti õhk-õhk tüüpi rakettidele nagu AMRAAM, mida saab tulistada nägemisulatusest väljaspoolt, võimaldades F-16L Su-35-le varitsuse seada, selle asemel, et sattuda otse õhulahingusse. Lühidalt öeldes peaks Su-35 olema eelis F-16 ees. Aga Venemaa hävituslennuk kaotas selles, mida on kirjeldatud kui õhk-õhk duelli. Kuidas? Vastus on see, et see polnud tavaline õhulahing. See oli Ukraina strateegia meistriklass, mis sundis Venemaa hävituslennuki pilooti oma Su-35-ga otse Ukraina seatud lõksu lendama. Aga enne kui me avaldame, kuidas Ukraina selle saavutada suutis, tuletame meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, enne kui videoga jätkame. See on Ukraina ajakirjanik nimega Ivan Jakovina, kes usub, et on aru saanud, kuidas Ukraina suutis saavutada võidu, mida ta poleks kunagi pidanud suutma saavutada oma F-16-ga. Tuginedes Vene allikate raportitele, ütleb Jakovina, et Ukraina suutis meelitada Venemaa Su-35 piloodi varitsusse, kus hävituslennukit rünnati nii õhust kui ka maapinnalt välja lastud rakettidega. Ajakirjaniku sõnul oli plaan riskantne. Ukraina F-16 piloot oleks pidanud jõudma Su-35 nägemisulatusse, kasutades F-16 kui sööta, et meelitada Vene pilooti arvama, et nad saavad pidada tavalist õhulahingut. Siis F-16 kiirendas nii kiiresti kui suutis, vältides Su-35 rünnakukatseid, kuni Vene piloot jõudis varitsuspaika. Selleks hetkeks oleks juba liiga hilja. See, mis oleks Vene piloodile tundunud lihtsa võiduna, muutus kiiresti kaotuseks. Nägemused medalite jagamisest ja sellest, kuidas Putin nimetab pilooti Venemaa kangelaseks, oleksid kiiresti asendunud paanikaga, kui Su-35 oleks maapinna poole sööstnud. See oli Ukraina geniaalne plaan, milles väidetavalt osales mitu F-16 lennukit ja isegi Patriot õhutõrjesüsteem. Ja üllataval kombel polnud see ainult Ukraina lõks, mis viis Su-35 piloodi allakäiguni. Seda pilooti reetis tema enda riik, mis kogu selle olukorra üldse tekitas. See reetmine juhtus tahtmatult, kuid see oli Venemaa valede tulemus, mida oleme kogu sõja vältel näinud ja mis nüüd selle riigi ühe kõige tõhusama lennuki piloodile valusalt kätte maksid. Aga enne kui me selgitame, mida see kõik tähendab, on veel rohkem detaile Ukraina geniaalse lõksu kohta, mida tuleb käsitleda. Oma raportis Ukraina geniaalse käigu kohta Euromaidan Press paljastab, et erinevad Vene allikad, kes on Ukraina lõksu avastanud, usuvad, et Ukraina kasutas 3 F-16 lennukit, et meelitada Su-35 varitsusse. Kui see osutub tõeks, siis võttis Ukraina suure riski. Ukrainale on lubatud umbes 80 F-16 lennukit, kuid pooled neist pole veel saabunud, kuna pilootide seas on olnud erinevaid viivitusi. Kuni 3 kaotamine katsekäigus. Su-35 lõksu meelitada oleks olnud Ukraina õhuväele suur hoop, rääkimata tõenäolisest 3 andeka piloodi kaotusest, kes oleksid sellega koos langenud. Siiski, F-16 hävitajad lendasid, meelitades Su-35 jälitama, kui Ukraina lennukid lähenesid varitsuspaigale ja mis neid seal ootas? Patriot õhutõrjesüsteem. Olles eelisseisus sattus Su-35 piloot olukorda, kus tal tuli täita Heraklese mõõtu ja võimatu ülesanne. Selles punktis muutub lugu segaseks. Mõned väidavad, et Ukraina hävitajad ja Patriot tulistasid kõik Su-35 pihta. Teised, sealhulgas Euromaidan Press, ütlevad, et pole selge, milline Ukraina süsteemidest tulistas. Ainult seda, et ükskõik milline see ka polnud, sundis see Su-35 pilooti katapulteeruma ja putku panema. Igal juhul, see lõks näitab uskumatut koostöötaset maa peal olevate õhutõrjemeeskondade ja taevas olevate pilootide vahel. Meie arvates tundub kõige tõenäolisem, et just F-16D tulistasid Vene
Venemaa Su-35 pihta, mitte Patriot-süsteem. miks? 2 põhjust. Esiteks on Ukrainal väga hästi teada Patriot-rakettide puudus ning ta peab hoidma iga viimasegi raketi oma arsenalis Venemaa ballistiliste rakettide vastu kasutamiseks. Tegelikult teatab Atlantic Council, et Venemaa on suurendanud oma ballistiliste rakettide rünnakuid just seetõttu, et ta teab, et Ukrainal on Patriot-rakettidest puudus. Nii suur saavutus, kui Su-35 allatulistamine Ukrainale ka poleks, ei ole see siiski tähtsam kui tagada, et Venemaa raketirünnakud teeksid võimalikult vähe kahju. Ja kui sul on taevas F-16D, mis on varustatud rakettidega, mis suudavad Su-35 alla tulistada, siis on veelgi vähem põhjust kasutada Patrioti tõrjeraketti Su-35 allatulistamiseks. Jakovina näib selle hinnanguga nõustuvat. Ta ütleb, otsustades selle järgi, et Vene piloot jäi ellu, vähemalt nii väidavad venelased ise, on tõenäoline, et lennuk sai tabamuse. Ma ei saa seda 100% kinnitada, aga tõenäoliselt ei olnud see Patrioti rakett, mis lennukit tabas. Ma selgitan, miks. See rakett on väga suur, tekitades tohutu plaavatuse koos metallkuulide pilvega, mis muudab nii lennuki kui ka selle piloodi sõelapõhjaks. Sellisest plahvatusest ellu jääda on lihtsalt võimatu. Teiseks näib Patriot-süsteemil olevat väga selge roll, mida see oleks võinud täita Ukraina seatud varitsuses. Nagu Euromaidan Press märgib, puuduvad Ukraina F-16-tel raketid ja radarid, mis võimaldaksid neil võistelda Su-35-le paigaldatud rakettide ja radaritega. Aga kui mängu tuua Patriot õhutõrjesüsteem ja selle radarid, muutub olukord hoopis teistsuguseks. Meie arvates on juhtunud see, et Ukraina F-16D on lennanud Su-35 radarite tegevusraadiusesse, kuid piisavalt kaugele, et riski minimeerida. Maapinnal on Patrioti õhutõrjesüsteemi radar jälginud Su-35D ning need andmed on reaalajas edastatud F-16 pilootidele. Nii teavad nad täpselt, kuhu lennata, et hoida Su-35 lõksu poole liikumas, ilma et Vene piloot suudaks ühtegi F-16 alla tulistada. Kui Patriot tuvastas, et Su-35 on ideaalses positsioonis, anti käsk Tooled. Euromaidan Press esitab teise võimaluse. See toob välja, et Ukraina on kasutanud oma F-16 lennukeid teiste lennukite saatmiseks, mis heidavad liukpomme Vene positsioonidele lähitagalas. Selleks peavad F-16 lennukid Vene positsioonidele lähenedes hoidma madalat lennuprofiili. Võimalik, et üks Ukraina F-16 lennukitest lendas sellise lennuprofiiliga, kuigi ta ei saatnud liukpommi heitjat. Selle asemel oli F-16 söödaks, millega meelitati Vene Su-35 välja, et takistada seda, mis näis olevat liukpommi rünnak. Kui Su-35 üritas rünnakule minna, lendasid teised 2 F-16D palju kõrgemal kui nii esimene F-16 kui ka Su-35 lasksid välja AIM-120 radarjuhitavad raketid, et hävitada Vene hävituslennuk ülaltpoolt. Selles olukorras oleks Patriot endiselt edastanud reaalajas andmeid, tõenäoliselt selleks, et anda valitsuses ootavatele 2 F-16 piloodile teada, millal on aeg rünnata. Siin on palju võimalusi. Nagu arvata võib, hoiab Ukraina kõike vaka all. Miks peaks ta avalikustama selle strateegia üksikasju, kui on võimalus, et seda saab tulevikus uuesti kasutada? Lõppude lõpuks on Ukraina muutnud oma liukpommid pidevaks ohuks Vene tagalale. Nüüd näib tal olevat strateegia, mis kasutab seda fakti ära, mida ta saab kasutada selleks, et meelitada Vene piloodid välja võitlusse, milles neil pole mingit võiduvõimalust. Aga sellel lool on veel üks pööre. Varem mainisime, et toimus teatud reetmine. Ükskõik kui tahtmatu see reetmine ka polnud, see võis olla põhjuseks, miks Venemaa Su-35 sattus surmavasse olukorda, kuhu ta lõpuks jõudis. Ja kõige suurem iroonia siin on see, et Venemaa enda soov näida võimalikult tugevana viis selleni, et üks nende parimaid hävitajaid lasti taevast alla. Su-35 piloot kasutas ebatäpseid kaarte. Ja need kaardid olid ebatäpsed, sest Venemaa oli need loonud selleks, et liialdada oma edusammudega lahinguväljal Ukraina vastu. Vähemalt nii väidab. 9. juuli United 24 meedia raport, mille kohaselt oli Su-35 allakukkumise koht umbes 42 kilomeetri kaugusel sõjarindejoonest. See on palju lähemal kui enamik Vene. Su-35 lennukeid tavaliselt rindele jõuab, kuna on oht, et need lastakse alla õhutõrjesüsteemide poolt. Tundub, et siin juhtus see, et Venemaa liialdatud väited oma edusammudest, mis kajastusid Su-35 piloodile antud kaartidel, panid selle piloodi uskuma, et ta lendab suhteliselt ohutus tsoonis. Mitte otse lõksu, mille Ukraina oli talle seadnud. Nagu Ukraina kontrollkaardi X-konto seda sõnastas, nad arvasid ilmselt, et on rindejoonest kaugemal, kasutades Vene kaarte, ning said taas oma enda kaitseministeeriumi sepitsuste tõttu vastu näppe. Milline viis teada saada, et sinu riik on oma edu kohta Ukrainas valetanud? Pärast katapulteerumist ja mitmemiljonilise lennuki allakukkumist saad teada, et seda kõike oleks saanud vältida, kui poleks olnud Putini tohutut ego või vajadust enesepettuse järele, mida tuli leevendada. Muidugi teab igaüks, kes on Venemaa väiteid jälginud, et rindel saavutatud edusammude liialdamine pole sugugi uus asi. Putin tahab rahuläbirääkimistel omada võimalikult suurt mõjuvõimu Ukraina üle. Seega tema huvides on valetada selle kohta, kus rindejoon tegelikult asub. 2025 aasta novembris
teatas Medusa, et endine Vene sõjaväe kartograaf oli nimetanud Venemaa koostatud kaarte täielikuks jamaks. Ta süüdistas komandöre kaartide võltsimises, et liialdada saavutatud eduga. sõjauuringute instituut on esitanud sama väite veel 2026 aasta mais, märkides, et pole leidnud tõendeid Venemaa poolt mais väidetavalt saavutatud edusammude kohta, mis viitab sellele, et Venemaa teeskleb, nagu oleks 1 või 2 sissetungija salaja Ukraina positsioonile saatmine võrdne selle positsiooni täieliku ülevõtmisega. Ja isegi Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski ütleb, et Vene komandörid loovad võltskaarte, et rahuldada kõrgemat juhtkonda, sealhulgas Putinit. Sõrski lisas, et see on Ukrainale hea. See tähendab, et Venemaa sõjavägi tegutseb valeinformatsiooni põhjal. 8. juulil võis Vene Su-35 piloot just teada saada, kui kahjulik võib olla Putini vajadus kuulda, et Venemaa edeneb. Olenemata sellest, kas kaardilugu on tõsi või mitte, on Ukraina just andnud Venemaale väga õigeaegse meeldetuletuse. Isegi parimad Vene hävituslennukid ei ole turvalised, kui nad satuvad rindele lähemale kui 50 kilomeetrit. Nii palju ohtu varitseb. Sel juhul oli tegemist suurepäraselt koordineeritud varitsusega, mis näib olevat kasutanud ära Venemaa kõrge juhtkonna valesid. Järgmisel korral võib see olla droon või õhutõrjerakett, mis tulistab Vene hävitaja taevast alla. See on põhjus, miks Venemaa ei suuda oma palju suuremat õhuväge sissetungil maksma panna. Ukraina saab lihtsalt kuradima hästi hakkama kõigega, mida Venemaa tema pihta proovib visata. Ja Ukrainal on ka võime hetkega geniaalsest jõhkraks muutuda. Ukrainas on piirkond, kus on käivitatud kõige võimsam derussifitseerimismasin. Neetud ülemõistuse. Iga venelane, kes sellesse piirkonda siseneb, teab, et siin toimub midagi kummalist. Kõhe. Võimas. Masinad taevas ja maapinnal on jahil ning need, kes on rindes tagapool, teavad, et nende kaaslased eespool ei tule kunagi tagasi. See on Ukrainas kõige rohkem sihikule võetud paik. Tere tulemast põrgusse, Putini käsilased. Keegi ei pääse siit elusalt välja. Needuslik piirkond on Pokrovsk ja Ukraina suur plaan on luua tohutu tapmistsooni, mis ulatub 100 kilomeetrit või rohkemgi rindejoonest kaugemale. See on seotud surma põhjustamise ja Vene logistika purustamisega selles piirkonnas. Nagu avaldas Ukraina 7. õhudessantkorpuse komandör Jevhen Lasetšuk eksklusiivintervjuus väljaandele Militant. Eesmärk, ütleb Lasetšuk, on katkestada vaenlase liikumine rinde taga, sihtides logistikat keskmaa droonidega, samal ajal hoides FPV droonidest kubisevat tapmisala rinde lähedal, mis jätkab Vene sõdurite hävitamist, kui nad alustavad rünnakuid Pokrovski suunas. Needus polegi õige sõna selle kohta, mis Venemaa poole teel on. Surm taevast hakkab sadama Pokrovski piirkondadesse, kus Vene sõdurid pidasid end seal turvaliseks. Lasetšuk ütleb, et okupandid üritavad muuta Pokrovski logistiliseks keskuseks, mis võimaldab sügavamaid rünnakuid Donetski piirkonda. Selles ka logistiline blokaad. Ja kui oled tähele pannud, mida Ukraina on viimastel kuudel teinud, siis tead, et selle tapmisala laiendamine logistika sihtimiseks pole sugugi uus idee. Ukraina on seda teinud sellest ajast peale, kui nad arendasid välja uue põlvkonna keskmaa droonid, mis suudavad rünnata üle 100 kilomeetri kaugusel rindest. Ukraina on selle kampaania isegi ametlikuks teinud. 27. mail teatas Ukraina kaitseministeerium oma logistika sulgemise programmi loomisest, mille raames investeerib Ukraina üle $110 miljoni keskmaa ründedroonide hankimisse Ukraina üksustele rindel. Kasutades e-punktide süsteemi, jagatakse rahastust kõige edukamatele brigaadidele, mis võimaldab neil oma edu jätkata veelgi rohkemate keskmaa rünnakutega, mis halvavad Vene logistikat. See ongi laiem plaan. Pokrovski linnas kavatseb Lasetšuk selgelt sellest programmist kasu lõigata, luues tohutu tapmisala, mis muudab linna Venemaa jaoks logistiliseks keskuseks kasutamise keeruliseks. Lasetšuk võtab eeskuju sellest, mida logistika sulgemise programm on juba okupeeritud Krimmi vastu saavutanud. Sellel poolsaarel on kütusepuudus ning lisaks esineb vahelduvaid elektrikatkestusi, mille on põhjustanud rünnakud Krimmi elektrijaamade vastu. Sillad pommitatakse olematuks ning relva- ja varustuse kolonnid hävitatakse enne, kui need üldse Krimmi jõuavad. Lasetšuki eesmärk. 100-kilomeetrise tapmisvööndiga Pokrovskis on lõpuks saavutada sama. Muuta Pokrovsk kõhedaks kummituslinnaks, kuhu keegi ei julge siseneda, kartes, et Ukraina droon muudab nad tolmuks enne, kui nad üldse rindele lähedale jõuavad. Ammunitsiooni, personaali ja varustuse liikumise peatamine Pokrovskisse on oluline, aga just personaali tahab Lasetšuk eriti sihikule võtta. Ta ütleb, et Venemaa peamine taktika on viia inimesi Pokrovskisse ja lasta neil siis imbuda sügavamale Donetski, sageli lausa 2-liikmelistes rühmades. See infiltreeruristrateegia ei ole midagi uut. Venemaa on seda kasutanud alates 2025 aastast.
kuna Ukraina FPV droonid on muutnud suuremad mehhaniseeritud rünnakud veristeks lahinguteks, mis nõuavad rohkem metalli ja inimelusid, kui Venemaa suudab taluda. nii et infiltreerumisrühmad hiilivad sisse. Tegelikult nad ei hõiva territooriumi. Nad hõivavad väikeseid alasid, peidavad end ja ootavad tuge, mis sageli ei saabugi. Aga selle strateegia taga on omad eesmärgid. Kui Venemaa saadab sisse infiltraatoreid, kasutab ta seda saavutust, olgu see milline tahes, propagandaks. Putin saab rääkida sellest, kuidas Venemaa on territooriumi hõivanud, kuigi tegelikkuses on seal vaid peidus mõned sõdurid. Lisaks sellele on infiltreerumine mõeldud Ukraina jõudude hajutamiseks. Ei ole ühtset rindejoont. Selle asemel tuleb leida ja hävitada kümneid peidukohti. Venemaa on seda infiltreerumisstrateegiat arendanud. Forbes kirjutas juunis, et Vene infiltraatorid liiguvad nüüd nii sügavale tapatsooni kui võimalik, luues eesliini tugipunkte, kust nad saavad Ukrainat droonidega rünnata. Ukraina väed, nende varud on muidugi piiratud. Kui droonid otsa saavad, ei jää infiltraatoritel muud üle, kui lihtsalt istuda ja oodata. Kuid tekitatud kaosest piisab, et Ukrainale tõsiseid probleeme valmistada. 100-kilomeetrine tapmistsioon Pokrovski piirkonnas on loodud selle probleemi lahendamiseks. Lasetšuk ütleb, et Ukraina eesmärk on nüüd hävitada sissetungijaid juba siis, kui nad on veel tagalas koondunud, selle asemel, et lasta neil rindele piisavalt lähedale jõuda, et nad saaksid üritada sisse imbuda. Just seal tulebki mängu. 100-kilomeetrine tapmistsioon. Keskmaa droonide, raketi suurtükiväe ja kaugmaa toru suurtükiväe kombinatsioon saadab surma taevast Pokrovskisse, hävitades nii sõdureid, varustust kui ka logistilisi teid. Kujuta ette, et oled praegu Vene sõdur. Sa poleks ühestki sellest uudisest kuulnud. Sinu ülemad hoiavad võimalikult palju infot sinu eest varjatuna, sest nad teavad, et sa pead olema korralik sõdur, kes täidab käske küsimusi esitamata. Aga sa tead, et Pokrovsk on surmatsoon. Kaaslane teise järel on juba linna vallutamisel hukkunud ja sa tead, et rindel endal on droonid, mis hävitavad sind hetkega. Ometi tunned end turvaliselt. Sa oled ikka veel tagalas ja käsku rindele tungimiseks pole veel tulnud. Hetkeks tunned end rahulikult. Ja sa kuuled seda drooni süminad. Hetkeks arvad, et lähedal asuv droonimeeskond saadab UAV-sid, et pommitada Ukraina positsioone. Aga siis kuuled plavatust. Järgneb veel üks plavatus, siis veel üks. Sind rünnatakse seal, kus arvasid end olevat turvaliselt, kui droon või rakett sinu poole sööstab. Mõistmine jõuab sinuni liiga hilja. Sa oled nüüd kõige enam jahitud paigas Ukrainas ja sa ei pääse siit eluga välja. Nüüd suur küsimus. Kui kaua läheb aega, kuni Ukrainal on see 100-kilomeetrine tapmistsoone tööle pandud? Ukraina on selle eesmärgi poole teel, sest 7. õhudessantkorpusel näib olevat peaaegu kõik vajalik olemas, et luua see, mida Lasetšuki sõnul on tulekul. Militarni teatab, et korpus on juba loonud personaalialased ja organisatsioonilised struktuurid, mis võimaldavad neil kasutada keskmaa droone, millel on vastavalt vajadusele kerged, keskmised ja rasked laengud. See on tark. See tähendab, et korpus suudab tuvastada sihtmärke ja hinnata, kui palju tulejõudu nende hävitamiseks vaja on. Nii et nad ei raiska võimsamaid droone sihtmärkidele, mille saab hävitada vaid mõne kilogrammi lõhkeainega. 7. juulil teatati, et korpus sai kätte FP-2 droonide varu ja kasutas neid juba edukate löökide andmiseks okupantide vastu Pokrovski suunal. Just sellist tüüpi droone ongi vaja, et luua sellise ulatusega tapmistsoone, nagu Lasetšuk ütleb, et see on tulemas. Nüüd, pärast maikuist uuendust, suudavad need kanda 200 kilogrammist lõhkepead. Need droonid on Firepointi valmistatud ja suudavad oma raskeid koormaid kandes läbida kuni 370 kilomeetrit. Me kujutame ette, et need on droonid, mida 7. õhudessantkorpus kasutab, et hävitada tugevalt kindlustatud sihtmärke sügaval rindejoone taga. Tõenäoliselt lisatakse korpuse arsenaliga teisi keskmaa ründedroone või on need juba saabunud, kuid pole veel avalikustatud. Siit võib järeldada, et 7. ründekorpus omab juba keskmaa ründedroone. Seega on 100 kilomeetri ulatuses tapmistsoone juba aktiivne. Isegi kui see pole veel nii ulatuslik, nagu Lassadruk ütleb, et see saab olema. Siin on see, mis ootab okupante Pokrovski piirkonnas. Ukraina hakkab looma kihilist tapatsooni struktuuri, mis teeb Venemaal äärmiselt raskeks kasutada Pokrovskit logistilise sõlmpunktina või edeneda rindejoonel. Kõigepealt on olemas tapatsooni tüüp, millega enamik inimesi on nüüdseks tuttav. See ulatub kuni 30 kilomeetrit rindest ja on täis FPV-droone ning muid kaitsevahendeid, mis on mõeldud Vene sõdurite aeglustamiseks. Tankitõrjekraavid, okastraat, miinid ja niinimetatud draakoni hambad on kõik osa kaitsevahenditest selles, mida me nüüd nimetame traditsiooniliseks tapatsooniks. Lisaks sellele, et need kaitsevahendid tapavad otse edasi tungivaid Vene sõdureid, saab neid kasutada ka selleks, et suunata sõdureid mööda teid, mis viivad nad otse lõksudesse. Sellised tapatsoonid ei kao Pokrovski piirkonnas kuhugi. Need liidetakse lihtsalt uue tapatsooniga, mis asub umbes 30–100 kilomeetri kaugusel rindest, kus keskmaa droonid teevad oma töö.
siin tulevad mängu droonid nagu FP2. Nad ründavad logistikat, juhtimispunkte, vägede kogunemisi ja muud. Tulemuseks on nõrgenenud rünnakud rindel. 30-kilomeetrine tapatsoonikiht teeb endiselt seda, mida selle nimi ütleb, kuid see puutub vähem kokku sissetungijate survega. Kaitsjad peavad kauem vastu ja Ukraina sõdurid rindel suudavad oma positsioone hoida, sest nende juurde jõuab tegelikult veelgi vähem vaenlasi. Mis puudutab Venemaad, siis see laiendatud tapatsoon tähendab üht asja – kaotused kuhjaga. See on viimane asi, mida Venemaa praegu Pokrovski või laiemas Donetski piirkonnas vajab. Venemaa kaotab iga päev üle 1000 sõduri, sageli isegi rohkem kui 1500. Sel perioodil kaotas Venemaa 1600 sõdurit, kes said surma või vigastada. Ka pealetung Donetskis edeneb halvasti, isegi enne, kui 100-kilomeetrine Pokrovski tapatsoon luuakse. Venemaa väed peavad Donetskis iga vallutatud ruutkilomeetri eest ohverdama üle 400 sõduri, väidab Ukraina relvajõudude lahkuv ülemjuhataja. Oleksandr Sürski teatas RBC Ukraina 14. juulil. Uus Pokrovski tapatsoon muudab need numbrid Venemaa jaoks veelgi hullemaks. Aga on üks oluline küsimus, millega me pole veel silmitsi seisnud. Kas Venemaa pole juba Pokrovskit vallutanud? Ja kui see on nii, siis kuidas saaks Ukraina selles piirkonnas tapatsooni rajada? Neile küsimustele vastame kohe. Lisaks selgitame, mida see 100-kilomeetrine tapatsoon tegelikult tähendab. Aga enne seda tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida ja märguanded sisse lülitada, et näeksite meie videoid kohe, kui need avaldatakse. Nii et Pokrovsk. Venemaa on tõepoolest väitnud, et on linna vallutanud ja siin on võtmesõnaks just sõna väitnud. Juba detsembris ütles Venemaa, et on murdnud Ukraina kaitseliinidest läbi Pokrovskis ja et ta on linna ametlikult enda omaks kuulutanud. Need väited langesid kahtlaselt kokku uue rahuläbirääkimiste vooruga, mis toimus 2025. aasta lõpus. Ja üsna kiiresti sai selgeks, et Venemaa valetas Pokrovski kohta, et saada nende läbirääkimiste jaoks mõjuvõimu. Putini lõppeesmärk on kogu Donetski enda kontrolli alla saada ning teeseldes, et oluline linn on langenud, oleks ta saanud endale täiendavat mõjujõudu oma hooplemiseks. Just kui oleks Donetski kaitse kokkuvarisemine vältimatu. Venemaa ei olnud detsembris Pokrovskit vallutanud. Isegi veel. 18. mail hoidis Ukraina endiselt positsioone linna põhjaosas, kuigi need positsioonid jäid tasapisi ära lõigatuks. Ukraina olukord Pokrovskis pole kindlasti hea, eriti kui räägime ainult linnast, mis annab piirkonnale oma nime. Aga just see ongi asja mõte. Pokrovsk ei tähenda ainult linna. See viitab tervele piirkonnale, millest Venemaa peab endiselt läbi murdma, et oma Donetski ambitsioon edasi viia. Pokrovskis käivad endiselt ägedad lahingud, mis on üheks kõige ägedamate rünnakute sihtmärgiks kogu rindejoonel, mida Venemaa praegu korraldab. 20. juulil teatas Mets, et Venemaa oli eelnenud 24 tunni jooksul põhjustanud 186 kokkupõrget rindel. Neist 25 rünnakut toimus Pokrovski suunas. See tähendab, et üle 8% kõigist rünnakutest kogu rindel on keskendunud ühele piirkonnale. UMN märkis Pokrovski suunal veidi väiksema arvu. 22 rünnakut, kuid lisas, et 3 lahingut olid veel käimas. Samuti märgiti, et Venemaa oli rünnanud mitut asulat Pokrovski piirkonnas, sealhulgas Toretskat, Mõrnot ja Novopavlivkat. Meie mõte siin on see, et kuigi Pokrovski linn võib olla peaaegu langenud, on kogu piirkond endiselt sõjatsoon ja Venemaa kasutab selles sõjatsoonis endiselt samu trikke. Oma 18. juuli raportis Venemaa kampaania kohta ütles Sõjauuringute Instituut ehk ISV, et Venemaa liialdab endiselt oma saavutustega ja väidab, et on hõivanud asulaid, mida ta tegelikult ei kontrolli. Täpselt nagu ta tegi Pokrovski linnas 2025 aasta detsembris. Mis siis tegelikult Pokrovskis toimub? Venemaa äärmiselt aeglane ja vaevaline edasitung, kui ta üritab lõpuks sellest piirkonnast läbi murda, et liikuda Dobropelia suunas. See piirkond toimiks siis väravana kindlustusvööndi linnadesse, Slovjanskisse ja Kramatorskisse, mis asuvad umbes 50 kilomeetrit põhja pool. Ja just selle ärahoidmisel muutub 100-kilomeetrine tapmistsoone tõeliselt oluliseks. Pokrovski linnast on juba saanud soomülgas, kus Vene väed suudavad vaevu edasi liikuda ja seda ainult suure hinnaga. Pokrovski laienenud tapmistsoone abil saab Ukraina neid edasitungimisi veelgi aeglustada, andes sellega rohkem aega juba tugeva kindlustusvööndi tugevdamiseks. Võid isegi näha võimalusi vasturünnakuteks Pokrovskis, mis tulenevad Vene tagala nõrgenemisest, mida piirkonda toodud keskmaadroonid võivad põhjustada. Me ei ütle, et Ukraina võiks linna tagasi vallutada, kuid ta võiks vabastada üksikuid alasid, mida ta saab seejärel kindlustada ja kasutada tapatsoonide laiendamiseks veelgi sügavamale. Ukraina peab arvestama ka veel ühe asjaga. 6. juuli raportis ütles New Voice of Ukraine, et Venemaa peamine plaan Pokrovski jaoks on muuta see põhja pool paikneva väegrupeeringu juhtimis- ja logistikasõlmeks. Jällegi mainiti kindlusvööndit, eriti Kramatorski ja Slovjanski linnu. Selle saavutamiseks ütles 7. õhudessantkorpuse allikas väljaandele, kõige rohkem, mida venelased teevad, on püüavad tuua võimalikult palju jõude ja vahendeid Pokrovski.
ajal mil rünnakute tempo oli aeglustumas. ohvitser jätkas. Vaenlane tahab paigutada oma grupeeringu peakorteri Pokrovski. Teatud mõttes tundub see loogiline. Kui vaadata kaugemale läände, siis seal ei ole suuri linnu ja järgmine on juba Pavlivka. Ühelt poolt tähendab Venemaal selle keskuse loomise lubamine Ukrainale halbu uudiseid, aga selles sõdurite koondamises Pokrovskisse näeb Ukraina võimaluse tekkimist. Pokrovski linn on suhteliselt väike. Siin kogunenud vägedel pole eriti palju kohti, kuhu minna, eriti kuna suur osa linnast on nüüd varemetes. See teeb neist ideaalse sihtmärgi keskse löögikampaania jaoks. Pokrovski tabab tsooni laiendamisega 100 kilomeetrini. Ukraina saab ära kasutada fakti, et Pokrovsk on ainus linn paljude kilomeetrite raadiuses, mida Venemaa saab kasutada sõlmpunktina, mis võimaldab sügavamale Donetski piirkonda tungida. Logistilised eelised, mis on nii kaua teinud Pokrovski väärtuslikuks linnaks, on nüüd muutunud Venemaa jaoks puuduseks. Võib-olla on Ukraina laimdus, et ta suudab seda strateegiat kasutades mingil hetkel tulevikus Pokrovski vabastada. Aga tegelikult ei keskendu see 100-kilomeetrine tapmistsoone veel sellele derussifitseerimisele. Vähemalt mitte praegu. Pigem on kogu asi selles, et kaitsta ülejäänud Donetskit selle eest, mida Venemaa üritab saavutada. Vaatamata aeglasele edenemisele ja hullumeelsetele kaotustele, ei kavatse Putin lõpetada katseid Donetskit vallutada. Ta usub, et Venemaa võidab selles piirkonnas, nagu näitasid tema 4. juuni väited, et Ukraina kontrollitav territoorium Donetskis on langenud 25%-lt 15%-le. Taas on see liialdatud ning põhineb valedel väidetel asulate hõivamise kohta ja Venemaa kalduvusel käituda nii, nagu oleks territoorium kohe nende kontrolli all, kui sinna siseneb mõni sissetungirühm. Siiski, seni kuni Putin arvab, et Venemaa võidab Donetskis, ei tule rahuläbirääkimisi. Bloomberg teatas sellest 22. juulil, väites, et 2 Kremlile lähedast inimest ütlesid väljaandele, et Putinil ei ole kavatsust rahuläbirääkimistele naasta, enne kui Donetsk on Venemaa kontrolli all. Seda teades on Ukraina ülesanne lihtne. Tagada, et Venemaa ei vallutaks Donetskit. Parim viis selleks on luua nii ulatuslikud tapaväljad, et Donetski vallutamise hind muutub Venemaa jaoks liiga raskeks. See ongi Pokrovski 100 kilomeetri tapavälja tegelik eesmärk. Ukraina eesmärk ei ole praegu territooriumi vabastamine, see võib tulla hiljem. Ta tahab Venemaad kurnata, panna Venemaa maksma iga edasi liigutud kilomeetri eest oma sõdurite vere ja masinate õliga. Ja võime juba näha selle uue tapavälja mõju. Donetski oblasti, Slovjanski, Dobropelja ja Konstantinivka piirkondades Venemaal õnnestus 20. juulile eelnenud nädalal edeneda vaid 17,33 ruutkilomeetrit. Eelmisel nädalal õnnestus neil edeneda 26,7 ruutkilomeetrit. See ongi see, mida Ukraina tahab näha. Aeglustumine piirkondades, mida Pokrovski logistikasõlm peaks toetama. Kui Pokrovskis lendab üha rohkem keskmaa droone ja tekitatakse kaost, muutub see aeglustumine ummikseisuks, kus Vene sõdurid surevad nii rindel kui ka Pokrovskis endas. Pokrovskist saab nüüd Ukraina droonide jahimaa. FPV ja keskmaa droonid ühendatakse kihilisse strateegiasse, mis muudab selle koha, mis pidi olema Venemaa suurimaks võltsvõiduks 2025 aastal Putini sõdurite jaoks neetud tsooniks. 2022 aasta mai alguses purustatud teelõigul Sturi-Sturisaltiivi küla lähedal Ukraina Harkivi oblastis Vene soomuskolonn liikus edasi eesotsas ühe maailma kõige arenenuma tankiga, T-90M-iga. See oli Moskva uhkustükk. Kaasaegne põhilahingutank uue torni, digitaalse tulejuhtimissüsteemi ja reaktiivsoomuse kihtidega, mis olid kerele kinnitatud. Vene riigimeedia oli selle peaaegu puutumatuks kuulutanud ja nimetanud seda otseseks vastuseks lääne soomusele. Kuid Ukraina territoriaalkaitse võitlejad, kellest enamik polnud isegi elukutselised sõdurid, ei paistnud sellest teadet saanud olevat. Välkkiires rünnakus T-90M jäi põlevaks frakiks tänu relvale, mis on sisuliselt metalltoru vaevu meetri pikkune, mis tulistab juhitamata mürsku. Ühe lasu hind on umbes $3000 ja selle disain pärineb aastast 1948, mil see esmakordselt kasutusele võeti. See on Rootsis valmistatud Carl Gustafi tagasilöögita kahur, mis on USAs tuntud kui M3, mitmeotstarbeline tanki ja isikuvastane relvasüsteem ehk MORS. Vaatame siis, kuidas 80-aastane tagasilöögita püss muudab Venemaa parima soomuse vanarauaks ja kuidas see aeglaselt muudab kaasaegse sõjapidamise doktriini. Nüüd oli see püss vaid üks osa pidevalt muutuvast puslest, kui otsustav lask tehti. Ukraina kaitseministeeriumi postituse kohaselt platvormil X territoriaalkaitseväelased lõikesid esmalt tanki saatnud jalaväe kuulipilduja tulega ära. Seejärel tabasid nad sõidukit RPG-7 tankitõrjerelvaga, mis näis olevat selle torni kinni kiilunud. Alles siis lõpetas Carl Gustaf töö.
asjatundjad on märkinud, et otsustavaks sai tõenäoliselt tanki enda laskemoona plahvatus. Üks avatud allikate hinnang tõstatas isegi võimaluse, et vigastatud tanki hävitasid venelased ise, et vältida selle langemist vaenlase kätte. Igal juhul olid ukrainlased tulemustega nii rahul, et lisasid oma postituses tänusõnad Rootsi kuningale Karl 16 Gustavile ja tema rahvale selle relva eest. Mõelge sellele. Odav, õlalt lastav Rootsi basookalaadne toru oli relv, mida Ukraina kasutas ühe Venemaa kõige kallima tanki hävitamiseks. Tegelikult juba mõne päeva jooksul teatati, et teine T-90M hävitati samal viisil sama linna lähedal. Kui me nüüd sellest ühest kokkupõrkest kaugemale vaatame, muutub muster veelgi selgemaks. Sõja jooksul avatud allikate jälgijad, nagu Oryxi projekt, on 2026 aasta juuliks visuaalselt dokumenteerinud üle 150-90M kaotuse, lisaks veel tuhanded vanemad Vene tankid. Ja kuigi ükski relv ei saa endale seda arvestust omistada, on Ukrainale antud ulalt lastavad tankitõrjesüsteemid selle keskmes. Doktriin, mis muutis need surmavaks, polnud keeruline. Just seetõttu see toimiski. Selle asemel, et Vene soomuskolonnidele otse vastu astuda, jagunesid Ukraina jalaväelased väikesteks meeskondadeks ja ootasid kitsaskohtades, milles soomus ei saa mööda minna. Puuderevid, sillad, kitsad lähenemisteed linnadesse. Nad lasid sõidukil keskele jõuda, ründasid küljelt või tagant, kus isegi kaasaegne tank on haavatav ja lahkusid piirkonnast enne, kui vastu tuli kohale jõudis. Carl Gustaf ehitati just sellist lahingut silmas pidades, sest tank teel on harva üksi, sest jalavägi varjub selle taha. Granaadiheitja tulistab tanki suunas kõrge lõhkevõimega tankitõrje ehk hiitlasu, mis plahvatab ja paiskab killud tanki taga liikuvate meeste pihta. Üks relv, 2 sihtmärgi kategooriat, vaid sekundite vahega. Nende relvade tõususe tegelik allikas on mitte keegi muu kui Ukraina sõdurid ise, keda Ukraina sõjalised uudisteväljaanded intervjueerisid. Ukraina suurtükiväelased räägivad, et võtavad kaasa vaid 5 lasku, 4 abilise poolt kantuna ja 1 laskuri enda käes. Nad kinnitavad, et 5 lasku on tavaliselt piisav, sest nii täpse relva puhul pole vaja terve veogi täit laskemoona, vaid õige mürsk ja distsipliin, et oodata sobivat hetke laskmiseks. Nad räägivad, et eelistavad lahingukaoses pigem lihtsat mehaanilist sihikut kui optilist, sest optika vajab seadistamist ja selleks pole neil aega. Nad räägivad 2 mehe töövõttest. Üks sõdur hoiab toru õlal, teine laeb tagant ning karmist reeglist, et laskmise ajal ei tohi keegi seista 2 meetri raadiuses relva taga, sest tagant väljuv gaas võib tappa. Ukrainlased mainisid mööda minnes ka relva kaalu, mis on veelgi muljetavaldavam, kui esmapilgul paistab. M2 Carl Gustaf, mis oli ilmselt algselt laialt levinud mudel juba 1960-ndatest. Kaalus 14,2 kilogrammi. Selle järeltulija M3, mida esialgu Kanadast Ukrainasse saadeti, vähendas kaalu 10 kilogrammini. Ja uusim mudel M4 kaalub vaid 6,6 kilogrammi, mis on kolmandiku võrra vähem kui eelmine mudel. Et mõista, miks see relv töötab, peame alustama ühest olulisest märksõnast, selle nimes, mida sageli ei mainita. Tagasilöögita. Kui tavaline kahur tulistab raske mürsu, murraks tagasilöök inimese õla. Carl Gustaf lahendab selle füüsika, mitte elektroonika abil. Tulistamise hetkel juhitakse hoolikalt arvutatud osa püssirohu gaasist läbi toru tagaosa koonusekujulise tüüsi kaudu välja. See tahapoole suunatud gaasipurse tekitab vastujõu, mis peaaegu tühistab mürsu ettepoole suunatud liikumisimpulsi, mis võimaldab ühel sõduril kanda õlal sisuliselt kaasas kantavat kahurit ja tunda tulistamisel vaid tugevat tõuget ettepoole. Aga see sama elegantne lahendus toob kaasa taktikalise hinna, mis võib iga aastaga muutuda üha olulisemaks. Tahapoole suunatud gaasipurse tekitab tugeva tolmu, leegi ja ülerõhujälje ja see tekitab laskuri taha surmavalt ohtliku tsooni. Lahinguväljal, mida jälgivad üha enam droonid ja termokaamerad, see tahapoole suunatud gaasipurse on nagu signaaltuli, mis näitab täpselt, kus laskur asub, mistõttu meeskondi õpetatakse tulistama ja kohe positsiooni vahetama. Tagasilöögita põhimõte on see, mis teeb selle relva võimalikuks, aga ka see, mis muudab ellujäämise selle relvaga kiire liikumise küsimuseks. Teine disainivalik, mis eristab Carl Gustafit peaaegu kõigist teistest omataolistest, on see, et toru ise on vintsontega. See tähendab, et torusse on lõigatud spiraalsed sooned, mis panevad nürsu pöörlema, kui see torust väljub, stabiliseerides seda lennul, samamoodi nagu pöörlemine stabiliseerib visatud jalgpalli või vintpüssikuuli. See on vastuolus peaaegu kõigi viimase sajandi võrreldavate õlalt lastavate relvadega, sealhulgas Ameerika bazooka, Saksa Panzerschrecki ja kõikjal levinud Nõukogude RPG-ga, mis tabas seda samanimelist esimest tanki 2022 aastal.
Need raketiheitjad on siledad ilma vintrauasoonteta ja toetuvad sellele, et laskemoonal endal on stabiliseerivad tiivad, mis aitavad neil end sirgena hoida ja sihtmärgini jõuda. Isegi moodsamad tankitõrjerelvade variandid kasutavad tavaliselt siledat toru. USA kasutas aastakümneid ühekordset raketiheitjat M72 LO, enne kui võeti kasutusele AT4. Teine, rootslaste poolt disainitud ühekordne tagasilöögita raketiheitja, mis võttis järk-järgult üle paljud raskemad soomustõrjeülesanded, samal ajal kui LA jäi endiselt kasutusse. Kuid pöörlev laskemoon koos tagasilöögita süsteemiga, mis võimaldab mürsul kanda palju rohkem heitelaengut, tähendab, et Carl Gustaf saavutab palju suurema kiiruse ja täpsuse kaugemal distantsil. Mõned võrdlused näitavad, et Carl Gustafi mürsud lahkuvad torust kiirusega, mis on mitu korda suurem kui raketiheitjal. Tegelikkuses Carl Gustafi täpsus ja laskekaugus jäävad 600 ja 700 meetri vahele, kusjuures kogenud laskur võib lüüa märksa kaugemale suurele statsionaarsele sihtmärgile. Kuid erinevused hakkavad siit alles kasvama. Ja märkate, et me nimetame tänapäevaseid heitjaid sageli ühekordseks kasutamiseks mõeldud relvadeks. See pole juhuslik, sest kõige levinumad tankitõrjerelvad nõuavad ühekordset heitjat, kuna see on kompromiss relva vähendamisel nii väikseks, et seda saaks kasutada ainult jalaväelane. See kehtib mitte ainult väiksemate AT4 relvade kohta, vaid isegi suuremate Anglo-Rootsi NLA kohta, mis on iseteenistuses sõjas austust kogunud. Alles siis, kui jõuame Javelinini, muutub süsteem pooltaas kasutatavaks. Javelin on ühekordne rakett, mis paigaldatakse tehases oma starditorusse. Ja kogu see seadeldis kinnitatakse juhtimise laskeseadme ehk CLU külge, mida laskur tegelikult kasutab. CLU sisaldab optikat ja sihtimissüsteemi, mis lukustab sihtmärgi, ning seejärel võtab Javelin üle tegeliku sihtimise ja võimaldab laskuril taanduda, pakkudes tõelist tulista ja unusta võimalust. Carl Gustaf saavutab võrreldava lahinguvälja paindlikkuse hoopis teistsugusel viisil. Selle asemel, et toetuda juhitavatele rakettidele, ühendab see korduvkasutatava laskeaparaadi laia valiku spetsiaalse laskemoonaga. See on seotud relva umbes $20 000 suuruse hinnasildiga, sõltuvalt lepingust. Ja miks see on olnud nii oluline? See on tegeliku laskeaparaadi hind, kuid laskemoona hind varieerub vaid $500 kuni veidi alla $3000. Ja see sõltub laskemoona spetsifikatsioonidest. Võrdluseks, Javelini CLU maksab tublisti üle $100,000 ja ühe Javelini raketi ning torukomplekti hind jääb $160 000 ja $170,000 vahele. See teeb Javelini hinna sisuliselt ülemäära suureks, isegi kui ühe tanki hävitamiseks tuleb kasutada mitut Carl Gustavit. See viibki meid tõelise põhjuseni, miks Carl Gustaf on üle elanud kõik relvad, mis pidid selle välja vahetama. Hämmastav laskemoonavalik, mida 84 mm relv kasutada saab, ja just siin on detailidel tähtsus. Soomuse vastu on põhitöötegijaks Heat 551 ja selle täiustatud 551C variant. Raketiga abistatud tankitõrjelask, mis on tõhus kuni umbes 700 meetrini. See on sama, mis relvanimi võitlusulatus. Veelgi olulisem on see, et see lask suudab läbistada umbes 40 cm terast. Ja kaasaegse reaktiivsoomusega tanki vastu saab laskur kasutada tandemlõhkepeaga Heat 751 lasku, millel väike eellõhkeaine laeng lõhkab esmalt reaktiivsoomuse plaadi, luues tee, et peamine kumulatiivlaeng saaks tungida selle all olevasse keresse. See suurendab lasu läbistamisvõimet üle 50 cm soomust ja seda juba pärast reaktiivsoomuse läbistamist. Ja kitsastes linnalahingutes kasutamiseks on olemas isegi suletud ruumides kasutatav lask Heat 655, mis kasutab tagaplahvatuse vähendamiseks puhta gaasi asemel soolavee vastu massi. Plahvatus. Piisavalt, et relva saab tulistada ka ruumi seest, see on võimekus, mida tavalised tagasilöögita relvad lihtsalt ei paku ilma meeskonda tapmata. See võimaldab sisuliselt luua tankitõrje snaipri, kes tegutseb tavalise hoone sees või peal. Nüüd, lisaks soomusele meenutab laskemoona valik tervet jalaväe toetuskompaniid, mis on kokku surutud ühte torusse. HDP 502 on kaheotstarbeline mürsk, mis suudab purustada kerget soomust, tellistes seinu ja punkreid. Laskuri poolt seadistatava sütikuga saab mürsk plahvatada kas vahetult kokkupuutel või hetke hiljem, et lõhkeda seina sees. ASM 509 on spetsiaalne ehitiste ja kindlustuste purustamiseks mõeldud laskemoon. Samal ajal kui MT 756 kasutab tandemlaengut, et tungida kindlustatud positsiooni ja hävitada selle sees varjuvad sihtmärgid. ADM 401 sisaldab üle 1000 flasheti, pakkudes lähima kaitset avamaal asuva jalaväe vastu. Kõrge lõhkevõimega HE 441 seeria paiskab killud kuni kilomeetri kaugusele ja seda saab seadistada õhus lõhkema kaevikus olevate sõdurite kohal. Kusjuures kõige uuem arendus on 441E või 448 mürsk, mis kuulutati välja juba 2022 aastal.
Seda tarnitakse üle maailma kasutajatele, nagu USA relvajõud ja Rootsi NATO naabrid. On olemas isegi suitsumürsud liikumise varjamiseks ja valgustusmürsud öise taeva valgustamiseks. Ja selle arendusplaani kõige kaugemas otsas on juhitav mitmeotstarbeline laskemoon. Lasert juhitav mürsk, mille on ühiselt välja töötanud Saab ja Raytheon. See lubab tabada liikuvaid sihtmärke kuni umbes 2,5 kilomeetri kaugusel, viies selle analoogrelva tõelise täpsuseni. Isegi hind on mõistlikum. Oodatakse, et see jääb umbes $80,000 kanti, mis on umbes poole odavam kui Javelin, saavutades samal ajal sarnase läbistusvõime ja pakkudes täpset juhitavust lasermärgistuse abil. Nii et Javelin hävitab tanke ja aeg-ajalt kindlustatud positsioone. Carl Gustaf on jalaväe jaoks kõige universaalsem lahendus. Kui soovid tutvuda rohkemate relvaarendustega Rootsist, USA-st või mõnest muust suuremast sõjalisest jõust, siis kindlasti telli sõjasaade. Me käsitleme igasuguseid relvi ja seda, kuidas neid aktiivselt kasutatakse päris lahingutes Ukrainas ja mujal. Tagasi Carl Gustafi juurde. On oluline rõhutada, et kuigi selle relva tõhusus seisneb tema mitmekülgsuses ja korduvkasutatavuses, on tal siiski mõned piirangud. Vanemad hiitlaskemoonad jäid tõsiselt hätta kaasaegse lahingutanki paksu komposiite reaktiivsoomuse ees. Just seetõttu toimuvad edukad rünnakud Ukrainas järjekindlalt külje, tagaosa ja pealt. Ning just sellepärast ongi olemas tandemlaskemoon. See paindlikkus kasutada näiliselt sobimatut laskemoona ning ühendada see peaaegu tulista ja unusta võimekusega, kiire ümberlaadimise ja lihtsa kasutamisega ongi hoidnud selle granaadiheitja asjakohasena läbi 8 aastakümne soomustehnika arengut. Ja just sellepärast ongi Carl Gustaf üks väheseid alles jäänud kaasaskantavaid tagasilöögita granaadiheiteid maailmas. Rootsi esimene katse luua õlalt lastav tagasilöögita relv 20 mm tankitõrjepüss 1940. aastate algusest oli hoiatav näide. See oli relv, mis suutis vaevu kriimustada sõja lõputankide soomust ja mida toodeti vaid väikestes kogustes. Sellest ebaõnnestumisest õpiti, et kuigi oli võimalik ehitada ja kasutada tagasilöögida tankitõrjepüssi, oli palju raskem teha laskemoona, mis suudaks tanki tegelikult hävitada. Väikesest täismassiga kuulist enam ei piisanud, et tanki eespoolt hävitada ning järjest enam oli vaja suuremat kumulatiivlaenguga lõhkepead. Seetõttu suurendasid insenerid 1946. aastal selle kontseptsiooni 84 mm-ni, piisavalt suureks, et kanda korralikku kumulatiivlaengut ning 1948 aastal võeti relv Rootsi teenistusse. Sealt edasi keeldus see lihtsalt vananemast. Esmakordselt kasutati seda lahingus Rootsi ÜRO vägedega Kongos 1960. aastate alguses. 1982 aasta Falklandi sõjas Briti kuninglikud merejalaväelased kasutasid Carl Gustafi, et aidata rivist välja lüüa Argentiina korvetti, hävitades selle raketiheitjad. 1960. aastate M2 asendus 1990. aastate M3K ja 2014 aastal ülikerge M4-ga, titaanist komponentide ja süsinikijust konstruktsiooniga vähendati kaalu. Relv peab vastu tuhandeid laske, samas kui M2 toru kestis umbes 500 lasku, samal ajal kui M4 toru eluiga oli umbes 1000 lasku. Kõige selgem näitaja selle relva juurdumisest kaasaegses sõjapidamises on selle kasutajate pikk nimekiri, kuna see, mis algselt oli Rootsi rahvuslik relv, on nüüd mingil kujul kasutusel enam kui 40 riigis. Ameerika Ühendriigid ise on näide sellest, kuidas Rootsi disain tõrjus isegi kodumaised relvad kõrvale selle juures, mida võib pidada maailmas suurimaks ja silmapaistvaimaks relvaarendajaks. Ameerika eriüksuslased võtsid taaslaetava Carl Gustafi relva kasutusele juba aastakümneid tagasi. Tavaline armee võttis M3 kasutusele 2014 aastal ja juba järgmisel aastal oli eesmärgiks vähemalt üks igas jalaväerühmas. Kusjuures kergem M4 jõudis peagi samuti kasutusse. Siis muutis sõda Ukrainas stabiilse äri tõeliseks tormijooksuks. Poola sõlmis 2024 aastal Saabi sõnul oma suurima maismaa lahingulepingu, mille väärtus oli umbes $1,2 miljardit. Ja kogu see summa kulus Carl Gustafi granaadiheitetele, laskemoonale ja väljaõppele. Jaapan, Leedu ja Balti riigid asusid järjekorda. Samal aastal pani Saab Indias nurgakivi spetsiaalsele tehasele oma esimesele täielikult omanduses olevale tootmiskohale väljaspool Rootsit ning asus suurendama laskemoona tootmist. Rootsi kulutas $100 miljonit, et asendada umbes $500 000 laskemoona, mis oli saadetud Ukrainasse ja liitlastele, täites sellega oma annetuste tühimiku. 80-aastast relva ei kasutata sellises mahus, kui see pole tõeliselt kasulik. See viib meid nimekirja uuemate arenguteni. Nimelt eelmainitud lask, mida nimetatakse HE 448AX koos tulejuhtimisseadmega, mille tähiseks on FCD 558.
Iseenesest on HE-448 suure lõhkejõuga lask ja selle alternatiivne nimetus USAs HE-441E viitab sellele, et see on otsene täiustus vanemast HE-41 jalaväevastase mürsu suhtes. See sisaldab umbes 4000 wolframist kuulikest, mis tagavad tihedama ja surmavama killustatuse ning parema toime soomusvesti kandvate vaenlaste vastu. Mis teeb selle eriliseks, on see, et see suudab suhtleda granaadiheitjaga. Kui see on padrunipesas, mürsk ja seda ümbritsev toru annavad ise teada oma püssirohu temperatuurist. Seejärel sisestab laskur sihtmärgi kauguse ja valib kas otsese tabamuse või õhupaugu ning väike ballistiline arvuti arvutab välja optimaalse laskmise, suheldes sütikuga andmeprotokolli kaudu, mida saab nimetab Fireboltiks. Selliselt ühendatuna võib mürsk väidetavalt tabada sihtmärke üle 1,5 kilomeetri kaugusel ja plahvatada täpselt kaeviku, seina või kuulipilduja pesa kohal, paisates killud alla vaenlastele, kes on varju taga. Seega oli vanin kaebus Carl Gustavi kohta see, et see oli ikkagi lihtsalt toru, millest lastu lendas otse kõige pihta, mis ette jäi. Aga see probleem on nüüdseks inseneride poolt lahendatud. See kaevikuvastane võimekus viib ka mõnede huvitavate teooriateni selle kohta, kuidas relva kasutatakse Ukrainas aastal 2026. Kaks kõige raskemat probleemi, millega Ukraina jalavägi silmitsi seisab, on vaenlase väed, kes on kaevikutesse kaevunud ja soomukid, mis liiguvad üle avatud maa. Aga just nende vastu ongi programmeeritav õhulõhkepeaga mürsk loodud. Hiitmürsk oleks nende vastu raisatud ning otselask sunnib laskurit hoidma pikka katmata sihtimisliini, mis võib talle saatuslikuks saada. Õhulõhkepeaga mürsuplahvatus kaeviku kohal enam kui kilomeetri kauguselt on hoopis teistsugune ja palju turvalisem lahendus. Hajutatud jalaväe vastu võib see asendada suurtükiväge. Seega, kui relv on juba kasutusel HE-448 ja selle tulejuhtimisseade annavad Ukraina rühmadele kaasaskantava ja täpse jalaväevastase võimekuse, mis muudab oluliselt seda, mida üks tankitõrjemeeskond suudab teha. See tuleneb relva disainist ja lahingute iseloomust ning me ei pea spekuleerima, kes seda soovis. Kuid on olemas veel üks võimalik lahendus, mis on palju varjatum ja jõhkram. Saab kirjeldas HE-448 arendamist tihedale kliendisuhetele ja tagasisidele tuginedes. Seda väljendit korratakse ka nende enda materjalides. Selle väite varaseim pressiteade ilmus 2022 aasta mais ning Rootsi relvajõud hakkasid neid laskemoone vastu võtma. 2021 aasta detsembris. See on liiga hilja, et pidada laskemoona Ukrainas kaevikutes välja töötatuks. Küll aga vastab sellele kirjeldusele uuem HEAT 758. See kuulutati välja 2026 aasta mais. HEAT 758 on tandem-tüüpi tankitõrjelaskemoon ning mis kõige olulisem, see on HEAT 751 järeltulija, mida tegelikult tunnustati Carl Gustavi relvaga saavutatud Vene T-90M tankide hävitamiste eest. Siin lakkab tagasisideahel olemas pelgalt turundusfraas ja muutub millekski, mida saab tegelikult jälgida. Ukraina meeskonnad olid juba tõestanud HEAT 751 tõhusust Vene T-90 tankide vastu varustatud Kontakt 5 ja Relikt reaktiivsoomusega. Täpselt selle kaitsega, mida Moskva oma parimatele tankidele paigaldab. Saab võttis need tulemused ja hakkas otsima laskemoona, mis suudaks jagu saada mitte ainult ühest, vaid kõigist Vene soomuslahendustest. Kuid selle asemel, et käsitsi katsetada, Saabi insenerid kasutasid masinaõpet 50 000 eellaengu kavandi analüüsimisel, otsides konfiguratsiooni, mis suudaks läbistada kõik teadaolevad Vene reaktiivsoomused. Tulemuseks oli mitteaktiveeriv eellaeng, laeng, mis eemaldab reaktiivsoomuse plaadid neid aktiveerimata, avades tee põhilaengule, mis suudab läbistada kuni 70 sentimeetrit soomust. Tuletame meelde, et varasem disain suutis läbistada 50 sentimeetrit. Ja vastavalt väljaande kajastusele tunnistas Saab, et Carl Gustavi varasem kasutamine Ukrainas mõjutas otseselt uue laengu arendust. See ongi arendustsükkel, mida Rootsi kasutab. Ukraina laskur tulistab Carl Gustavi laengu Vene tanki pihta. Selle tanki reaktiivsoomus ja ellujäänud tankide reaktiivsoomus muutuvad andmeteks. Need andmed muutuvad Rootsis simulatsioonideks. Ja kui me astume sammu tagasi, siis Carl Gustav on vaid väike osa suuremast muutusest. Rootsist on saanud üks neist relvatarnijatest, kellest läänemaailm enam loobuda ei saa. Täna ekspordib Rootsi Gripeni hävitajaid, NLO ja AT-4 tankitõrjerelvi Carl Gustavi ning alates 2026 aastast isegi süsteeme, mis jälgivad taevast. Viimane areng toimus 2026 aasta juulis, kui NATO teatas Ankaras toimunud tippkohtumisel, et alustab läbirääkimisi külma sõjaaegsete AWACX radarilennukite väljavahetamiseks allianssi vananevad silmad taevas. Võitjaks osutus Saabi GlobalEye, ärilennukile ehitatud luurelennuk, mis valiti Boeingu E-7 Wedgetaili asemel tehingus, mille väärtus ulatus kuni $4,5 miljardi kuni 10 lennuki eest ja mida toetas 11 liikmesriiki.
NATO juhtkond pöördus Rootsi lennukite poole, kuna need olid ehitatud just nende ohtude jaoks, mis nüüd seda ajastut iseloomustasid. Drooniparved ja tiibraketid. Ja kujundasid selle valiku ümber Euroopa, mis on üha enam otsustanud rajada omaenda tööstusbaasi, selle asemel, et sõltuda sellest, mida nad usuvad olevat nüüd ettearvamatu Ameerika valitsus ja selle välispoliitika. Mis toob meid tagasi algusesse, kus me arutasime, et Carl Gustaf ei olnud ainuisikuliselt vastutav selle otsustava T-90M hävitamise eest. Üha enam teevad sihtmärkide leidmise ära väikesed luuredroonid, tiirutades puuderivi kohal, et märgata kaevatud positsiooni või sõidukit, mida maapealne meeskond kunagi katte tagant ei näeks. Droonimeeskonnad annavad siis tankitõrjemeeskonnale märku, et nad laseksid ühe täpselt sihitud lasu. Selles tööjaotuses kasutatakse mõlema tugevusi. Droon on odav ja kergemini ohverdatav luureks ning toru pakub suurema hinnaga tulejõudu. Programmeeritav õhulõhkegranaat nagu AT-HE-448 muudab selle kombinatsiooni veelgi surmavamaks, sest droon saab täpselt kinnitada, kus vaenlane varjub ja laskur saab seadistada mürsu plahvatama otse nende kohal. Aeg ei ole sinu poolel. See on šokeeriv hoiatus, mille Ameerika Ühendriigid on just edastanud Venemaale, kuna Ukraina kurjad plaanid Vene okupantide hävitamiseks muutuvad, mida sügavamale 2026. aastasse liigume üha selgemaks. See on viimane asi, mida Putin tahtis kuulda. Ta arvas, et ta on USA ümber sõrme keeranud ja manipuleerinud seda toetama rahuvarianti, mis toob rohkem kasu Moskvale kui Kiievile. Aga see illusioon on just purunenud. Kuna Venemaad hoiatatakse, et nad lahkuksid nüüd, enne kui Ukraina muudab juba niigi halva olukorra veel palju hullemaks. Ukrainal võiks peaaegu hakata Venemaast ja Vladimir Putini lagunevast psüühikast kahju hakkama. Aga neil ei hakka kunagi nii kahju, et nad lõpetaksid strateegia, mis Venemaad halvatuks teeb. Kui USA alaline aseesindaja ÜRO juures, Dan Negrea, seisis 22. juunil ÜRO Julgeolekunõukogu ees, ütles ta sõnad, mis šokeerisid Putinit sügavalt. Venemaa ajaloolise Kiievi Pečerski Lavra UNESCO maailmapärandi objekti pommitamise hukkamõistu keskel, mis on ühtlasi üks kogu Ukraina kõige pühamatest palvepaikadest. Negrea ütles Venemaale, et on aeg Ukrainaga kokkuleppele jõuda nüüd, enne kui aeg otsa saab ja Ukraina võidu saavutab. See tundub üha tõenäolisem, kuna aastal 2026 on initsiatiiv Venemaalt ära liikunud. Venemaa peaks sõlmima kokkuleppe. Aeg ei ole Moskva poolel, Negrea kuulutas. Ja kui Putin arvab hetkekski, et see on vaid ühe USA esindaja arvamus ja et ülejäänud usuvad endiselt, et Venemaa võidab, siis eksib ta rängalt. Negrea kommentaarid tulid pärast seda, kui USA välisminister Marco Rubio tegi juuni alguses senatis avaldusi. Nad ei saavuta kindlasti neid eesmärke, mille nad esimesel päeval endale seadsid. Rubio ütles Venemaa kohta avalduses, mis pidi tunduma nagu pistoda Putini südamesse. Rubio lisas, nad ei pruugi isegi sõjaliselt kunagi saavutada neid eesmärke, mida nad nüüd läbirääkimistel nõuavad. See on juba 2 kõrget USA ametnikku, kes on avalikult tagasi lükanud Venemaa võimalused võita mõne päevaga. Aga nemad ei ole ainsad. Ka USA president ise, Donald Trump, näib samuti olevat jõudnud arusaamisele, et Ukraina on võitjate poolel. Aga selleni jõuame varsti tagasi. Negria kommentaarid polnud sugugi tühised, kui ta rääkis ÜRO Julgeolekunõukogus. Ta ütles, et Venemaal on vaja nüüd kokkuleppele jõuda, sest Ukraina kuratlik strateegia Venemaaga toimetulemiseks töötab nii hästi, et mõned võivad isegi hakata Putinist ja tema saamamatusest kahju tundma. Negria tõi välja 2 väga olulist tegurit: kaotused ja innovatsioon. Mõlemad on praegu Ukraina kasuks ja on seda olnud suurema osa 2026. aastast. Kaotuste osas toob Negria välja, et Vene sõjavägi kannab iga kuu umbes 40 000 kaotust, kas tapetuid või haavatuid, mida süvendavad veelgi meeleheitlikud värbamismeetodid, mis muudavad Venemaa majandusliku olukorra veelgi hullemaks. Tõepoolest, Venemaa on jõudnud punkti, kus pakutakse rekordilisi boonuseid, kuni umbes $80,000 lihtsalt liitumise eest, teatas CNN 14. juunil. Moscow Times lisas paar nädalat varem, et Putin on allkirjastanud uue seaduse, mis kustutab kuni $140,000 võlga igale venelasele, kes liitub tema sõjaväega vabatahtlikuna. Need on meeleheitlikud sammud, kuna Venemaa maadleb värbamiskriisiga, mille on põhjustanud Ukraina strateegia. Aga Venemaa peab need ellu viima. Tal ei ole muud valikut. Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa kaotanud 24. juuni seisuga veidi üle 1,395 miljoni sõduri. Juba mais avaldas BBC, et lahingutes on hukkunud peaaegu 500 000 Vene sõdurit, vastavalt GCHQ andmetele, mis on Ühendkuningriigi juhtiv luureagentuur ja United24. Meedia andmetel on Venemaa igapäevased vägede kaotused ületanud 1000 piiri peaaegu terve kuu jooksul esimest korda pärast
märtsi 2025. ajavahemikul 1. juunist kuni 22. juunini on Venemaa kaotused olnud iga päev vahemikus 1130 kuni 1550. Ainult 3 neist, 22 päevast, langesid kaotused. 1100 kanti. Ülejäänud päevadel olid need palju suuremad. See pole Venemaa jaoks jätkusuutlik ja just see ongi Ukraina nutika strateegia peamine mõte. Kuigi Ukraina teeb sihipäraseid vasturünnakuid kogu okupeeritud aladel, teab ta, et on Venemaaga kurnamissõjas lõksus. Ukraina parim võimalus võita on tekitada nii palju kaotusi, et Venemaa ei suuda enam oma sõda jätkata. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov on selle juba selgeks teinud ning tal on isegi maagiline number, mida Venemaa kunagi ei taha saavutada. 50 000 kaotust kuus. Fedorovi sõnul oleks sellest piisav, et muuta Venemaa sissetungi jätkusuutmatuks ja sundida Putinit läbirääkimiste laua taha, eeldades, et tal üldse veel on kohta läbirääkimiste lauas, sest Ameerika Ühendriigid ütlevad, et aeg hakkab otsa saama. Muidugi on selle eesmärgi omamine ja selle tegelik saavutamine 2 väga erinevat asja, aga just siin tulebki mängu Ukraina strateegia geniaalsus. Negria toob välja, et innovatsioonid rindejoonel ja sellest kaugemal on need, mis viivad Ukraina võidule ning Venemaa lihtsalt ei suuda sammu pidada sellega, mida Ukraina teeb, et muuta oma droonid tappamaks kui kunagi varem. Negria pole ainus, kes räägib Ukraina kaitsetööstusest aukartusega. 23. juunil teatas United24 Media, et Euroopa Liidu kaitse- ja kosmosevolinik Andreas Kubilius oli teinud sarnaseid märkusi. Kuigi ta kiitis Ukraina taktikalist juhtimist, Kubilius ütles, et Ukraina kodumaise tootmisbaasi paindlikkus on peamine põhjus, miks Putin ja tema käsilased on Ukrainas nii ebakindlas olukorras. Kodumaine sõjatööstus on pärast sõja algust kasvanud 50-kordseks, ütles Kubilius Ukraina kohta, ja sellele mahule lisandub see, et Ukraina on arendanud oskuse luua täiuslikke relvi, mis suudavad nii Venemaa tegevusele vastu seista kui ka Putini vägedele veelgi rohkem kahju teha. Kubilius lõpetas oma kõne Euroopa kaitse- ja julgeoleku tipul Brüsselis üleskutsega luua raamistik, mis integreeriks Ukraina paremini Euroopa ühtsesse kaitseturgu. Ja tal on õigus sellist üleskutset esitada. Ukraina uuendusi lahinguväljal on peaaegu liiga palju, et neid kokku lugeda. Rindel on Ukraina välja arendanud surmava FPV ja keskmaa ründedroonide kombinatsiooni, mis võimaldab Ukrainal tabada Vene sihtmärke mitusada kilomeetrit rindejoonest tagapool. Eriti just keskmaa rünnakud tekitavad Venemaale suurt kaost. Ukraina logistika blokeerimise programm motiveerib droonimeeskondi hävitama varustusteid ja sõidukeid, mis omakorda võimaldab Ukrainal Krimmi isoleerida ja takistada varustuse jõudmist rindele. Kui sellele lisada veel rünnakud juhtimiskeskustele ja teistele sõjalistele objektidele, nagu droonide stardikohad, siis tekib strateegia, mis viib selleni, et Venemaa rindejoone rünnakud muutuvad nõrgemaks. Sellepärast näemegi nii palju kaotusi. Venemaa väed nõrgenevad, isegi kui Vladimir Putin käsib neil korraldada rohkem rünnakuid Vene suverünnaku raames. Nagu Välissuhete nõukogu välja toob, on droonid juba ammu domineerinud rindejoonel kaotuste arvu poolest. Kuni 85% surmadest ja vigastustest mõlemal poolel on põhjustatud lendavast metallist. Erinevus praegu ja Ukraina strateegia tuum seisneb selles, et FPV-droonide parved tapatsoonides rinde lähedal on saanud täiendust Ukraina uue võimega täpselt tabada Vene tagalas, nii okupeeritud aladel kui ka Venemaal endal. Nõukogu toob välja Ukraina tehisintellektiga juhitava Horneti kasutamise, mis maksab vaid $10,000 ja on muutunud logistikablokaadi kampaania võtmeteguriks. See uue põlvkonna droonide kasutuselevõtt on viinud selleni, et mõlemad pooled peavad oma ressursside kasutamist täielikult ümber hindama. Ukraina jaoks tähendab rohkem droone ja suurem rünnakute arv juba tehtud hea töö jätkamist. Venemaa arvestus on palju lihtsam ja sugugi mitte tõhus. Üha rohkem sõdureid probleemi peale saata näib olevat Putini ainus strateegia. See ei toimi eriti hästi, arvestades Venemaa värbamisraskusi. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks Negria ütleb, et Moskval hakkab aeg otsa saama, et läbirääkimistele tulla. Siis on veel USA president Donald Trump. 23. juuni raportis avaldas Financial Times, et USA toetus ja kiitus Ukraina strateegiale ulatub otse Valge Maja kõrgeima ametikohani. Väljaanne ütleb, et Trump ja Ukraina president Volodymyr Zelenski vestlesid pikalt varem juunis toimunud õhtusöögil Evian Le Banis, kus Trump olevat öelnud, et talle on äärmiselt suurt muljet avaldanud sõjalised tulemused, mida Ukraina on seni 2026. aastal suutnud saavutada. Pravda teatab, et Ukraina ametnikud on seda võtnud märgina, et Trump annab Ukrainale tõenäolisemalt tugevamat toetust, lisaks sellele, et ta avaldab Putini peale suuremat survet sõja lõpetamiseks. Surve on just see, mida oleme näinud Rubiolt ja Negrealt. Mõlemad ütlevad Venemaale, et aeg hakkab otsa saama ja Putin peab nüüd Ukrainast lahkuma,
enne kui tema kogu valitsemisaeg on rikutud. See kohtumine Trumpi ja Zelenskiga tõi kaasa ka midagi muud, mis muudab Putini jaoks oma eesmärkide saavutamise veelgi raskemaks. Aga enne kui sellesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada, et rohkem meie videoid jõuaks sinu voogu. Vladimir Putin on kõigi nende arengute pärast täiesti raevunud. Kui USA pöördub otse Vladimir Putini poole, et ta naaseks läbirääkimiste laua taha ja aktsepteeriks fakti, et Venemaa on nõrgenenud positsioonis, Vladimir Putin on Donald Trumpi suhtes täiesti ära pöördunud. Muidugi, Vladimir Putin ei ütle seda otse välja. Ta on selleks liiga arg. Kuid ta on kasutanud Venemaa välisministrit ja üht oma paljudest kõneisikutest, Sergei Lavrovi, et seda uudist edastada. 23. juunil kurtis Sergei Lavrov, kuidas USA näib taanduvat objektiivse vahendaja rollist ja et USA näib olevat unustanud avaldused, mille Donald Trump tegi. 2025 aastal, mis viitasid sellele, et USA kaldus pigem Venemaa poole. See kõlab meie jaoks nagu venelaste jonn ja Vladimir Putin polnud veel lõpetanud USA hurjutamist oma käsilaste kaudu. USA meediateatel on 23. juunile eelnenud 3 päeva jooksul 3 Venemaa ametnikku kurtnud, et USA ei täida oma lubadusi. Sergei Lavrov oli üks neist. Enne teda oli Kremli nõunik Juri Usakov, kes väitis, et ainult Venemaa on jäänud pühendunuks USA-ga saavutatud kokkuleppe täitmisele, samas kui teine pool, nagu nüüd selgub, pole suutnud oma osa täielikult täita. Pärast Lavrovi kaebust ütles ka tema asetäitja Sergei Ryabkov, et USA on eemaldunud 2025. aasta Alaska tippkohtumisel saavutatud põhimõttelistest kokkulepetest. Lisades, me näeme ka, et Washingtoni poliitika liigub üha lähemale kõige raevukamatele Venemaa vastastele seisukohtadele, mida ajavad USA lähimad Euroopa liitlased, nimelt Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Lavrov on oma kommentaare täiendanud, märkides, et igasugune lootus, et USA võiks olla aus vahendaja, on kokku varisenud, mis tähendab, et Venemaal ei jää muud üle, kui jätkata sissetungi. Nende kommentaaride silmakirjalikkus on jaamatav. Kõik, mida Venemaa siin teeb, on Kremlis laiaulatusliku jonni viskamine selle üle, et Putin tunneb, et ta ei suuda enam USA'd enda poolele meelitada. Kõik valed Venemaa edusammude ja väidetavalt vältimatu võidu kohta Ukrainas on paljastatud geniaalse strateegia abil, mis on viinud selleni, et Ukraina on sõjas initsiatiivi enda kätte haaranud. USA on tunnistanud selle strateegia mõju ja Putin muutub üha meeleheitlikumaks, nii et ta on hakanud enda käitumist teistele omistama. Financial Times teatab, et Putin pidas 23. juunil kõne sõjaväe lõpetajatele. Oma kõnes väitis Putin, et Ukraina kesk- ja kaugmaa rünnakud olid tegelik meeleheiteakt, kuna Ukraina ei suutnud peatada Venemaa edasitungi rindel. Need droonid, rünnakud tsiviil- ja sõjalistele objektidele ning taristule, milleks need on? Et destabiliseerida ühiskonda ja tekitada mingisugust ebakindlust Vene relvajõudude tegevuse suhtes. Putin ütles seda kõike kõnes, mis oli täiesti tegelikkusest irdunud, eirates Venemaa sõjataktikat kogu sõja vältel ning pidas selle sõduritele, keda ta peagi rindele surema saadab. Muidugi on see kõik jama. Tegelikult on Venemaa 2026. aastal palju territooriumi kaotanud. Nii aprill kui mai olid kuud, mil Ukraina saavutas Sõjauuringute Instituudi andmetel Venemaa üle territoriaalseid võite. Putinis probleem on nüüd selles, et see alternatiivreaalsus, mida ta üritab õhust välja võluda, ei lähe enam tegelikkusega kokku. USA näeb selle läbi. Sama teeb ka Euroopa ja mis Putini jaoks veelgi kahjulikum, ka paljud Venemaal näevad sellest läbi. 22. mail teatas Ukraina uus hääl, et Vene ametnikud on hakanud valmistuma maailmaks pärast Putinit. Sest nad usuvad, et Putini loodud valitsemissüsteem, sealhulgas tema sissetung Ukrainasse, ei suuda enam ellu jääda. Lapsi viiakse välismaale, kuna ametnikud kardavad, et nende endi vastu võidakse algatada kriminaalasju, kui nad siia jäävad. Üks anonüümseks jäänud ametnik võttis Venemaa kesk- ja kõrgema taseme meeleolu kokku, öeldes: "Need on rasked ajad. See on nüüd ilmselge ja pole mõtet valetada, kuid siiski Putin ja tema kaaslased valetavad. Aga nüüd teevad nad seda meeleheite ja viha pärast, mitte sellepärast, et nad usuksid, et valed toovad USA taas nende poolele ja Putin peakski vihane olema. Kõigi nende USA väidete kõrval, et Putin peaks nüüd alla andma ning Trumpi ülistava toetuse kõrval Ukraina sõjalisele strateegiale, on üks asi, mis Putinit eriti marru ajab. Patriot-mängud. Kui sa arvasid, et Trumpi kiitus Ukraina strateegiale oli suurim uudis tema kohtumisest Zelenskiga, siis sa eksid. Zelenski teatas, et pärast oma kohtumist Trumpiga olid nii USA president kui ka Rubio reageerinud positiivselt ideele anda Euroopa kaitsetööstusettevõtetele litsentse Patriot-tõrjerakettide tootmiseks. See on tohutu. Zelenski ütles, et see on esimene kord, kui USA on sellele ideele positiivselt reageerinud, lisades, et Ukraina Euroopa partneritel on selleks tehnilised võimalused ja et nüüd on vaja president Trumpi isiklikku heakskiitu. Bloombergi teatel oli mõte litsentseerida Patriot-rakette tootjatele väljaspool USA'd, samuti Trumpil mõtte 7 tööstusriigi tippkohtumisel Prantsusmaal.
väljaanne väidab, et Trump plaanib nüüd aktiivselt paluda USA kaitsetööstuse tootjatel litsentseerida Patriot raketitehnoloogia Euroopa riikidele ja Ukrainale, mis võimaldaks Ukrainal lahendada Patriot rakettide puuduse probleemi. See on võimaldanud Venemaal viimastel kuudel saavutada mõningast edu oma ballistiliste rakettidega. Nad sooviksid seda teha. Me vaatame selle üle, ütles Trump ajakirjanikele. 17. juunil ja litsentside teemat arutati ilmselt kohtumisel suletud uste taga üksikasjalikult. Kui USA ütles Putinile, et on aeg Ukrainast lahkuda, tundus see nagu tugev hoop kehale. Siis see paljastus on surmav löök otsa Vene juhi oimu kohta. Venemaa õhurünnakute kampaania on ainus asi, mis tal veel alles on. Ebaõnnestumine maismaal ja suutmatus Krimmi kaitsta ei aita Venemaal sõda võita. Kuid kuna Ukrainal hakkab Patriot-tüüpi raketidest puudust tulema, leiavad Venemaa tiibraketid ja ballistilised raketid üha sagedamini oma sihtmärgid. Me nägime seda selgelt mais. Sellel kuul tulistas Venemaa Ukraina pihta. 8351 õhuvahendit, teatab Pravda. See oli rekord ning Ukraina õhutõrje pidi rakettidega toime tulemiseks kõvasti pingutama. 8351 õhuvahendist oli 8150 ründedroonid, mille vastu Ukraina saavutas muljetavaldava 91,73% tõrjeprotsendi, kuid protsent langeb märgatavalt, kui rääkida 211 tiibraketist ja ballistilisest raketist, mille Venemaa välja tulistas, kuna Ukraina suutis neist peatada vaid 53%. Patriot rakettide pidev varustamine tõstab Ukraina rakettide tõrje määra oluliselt. Seetõttu ongi Trumpi valmisolek litsentsilepinguteks Ukrainale nii oluline ja Putinile nii laastav. USA pidi olema tema poolel. Kuni väga hiljutise ajani näis, et kogu surve pandi Ukrainale, et ta sõlmiks kokkuleppe. Aga nüüd ütleb USA Putinile, et tema aeg hakkab otsa saama ja valmistub lubama relva välismaist tootmist, mis rikub Venemaa strateegia külvata Ukrainas hirmu, et selle moraali murda. Kui Venemaa raketid tõrjutakse, siis mis Venemaal üldse alles jääb? Kindlasti ei edene Venemaa maismaal ja tema sõdureid hävitab Ukraina geniaalne droonistrateegia. Selle kõige juurde käib veel üks tore väike lõppakord. Kui Vladimir Putin jääb mõlemal pool Atlandit kostvate häälte varju, kes ütlevad talle, et on aeg loobuda oma eesmärgist Ukrainat vallutada. Pärast peaaegu 4,5 aasta pikkust läbikukkumist, Ukraina ÜRO saadik Andriy Melnyk on neid üleskutseid toetanud ja avaldanud Vladimir Putinile, milline tema pärand tegelikult saab olema, kui see kõik kord läbi saab. Vladimir Putin jääb kaasaegse ajaloo üheks kõige tumedamaks tegelaseks, eriti pärast rünnakut Kiievi Potšejevski lavrale, ning tema pärandiks jääb vaid sõjakurjategija maine, kes ebaõnnestus kõiges, mida ta üritas saavutada. Seega, pöördudes Venemaa esindaja poole, saan ma teile anda ühe nõuande. Te ei suuda kunagi okupeeritud alasid hoida, mitte kunagi. Lahkuge Ukrainast nii kiiresti kui võimalik, enne kui on liiga hilja, Melnyk karjus oma kõne ajal. Ja kui seda hoiatust ei kuulata, siis peaks Venemaa tõesti hakkama tähelepanu pöörama sellele, mis toimub. Putini vallandatud sõja bumerang on naasnud Venemaa territooriumile ja esimest korda tunnevad venelased selle sõja tumedat hingust, ütles Melnyk enne, kui lõpetas sõnadega, mis kajasid läbi ÜRO saalide. Ja see on alles algus. Selle vastu on raske vaielda. Kui nii USA, Euroopa kui ka isegi Venemaa enda ametnikud näevad, mis on tulemas, hakkavad Putinil valikud otsa saama. Ainus mõistlik valik on teha seda, mida kõik talle ütlevad. Lahkuda Ukrainast. Kas Putin teeb seda? Tõenäoliselt mitte. Aga kui ta jääb sama kangekaelselt tegelikkusest eemale nagu kogu sõja vältel, viib ta oma riigi ainult Ukraina strateegia ohvriks langemiseni. See strateegia on juba muutnud jõudude vahekorda ja saanud kogu lääne kiituse ja viib peagi selleni, et Venemaa kaotab sõja. Sõja, mis pidi lõppema päevadega. Putin näeb juba, mida Ukraina strateegia teeb Krimmiga, mis on Vene okupatsiooni kroonijuveel. Vähemalt ta peaks seda nägema. Putini pea võib olla nii sügaval liivas või võib olla kusagil mujal, et ta ei tea, mis tegelikult toimub. Aga see ei muuda tegelikkust. Krimm on kaotamisel ja 1,5 miljonit venelast kahetseb nüüd poolsaarel olemist. Saate teada miks, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida Military Show kanalit. Avaldame iga päev videoid, analüüsides viimaseid arenguid Ukraina sõjas ja mujal. Aitäh vaatamast!